sellega see Presos. on siuke kaugelt tundub nagu SMB. Ja ma hakkasin siis ütlema, SMB. Mõlemad. Vist elame. Mul tegelikult üks on seal, aga siis ma alati kasutasin seda ise ja siis ma mõtlesin, see on veits ebaaus nagu külalise. Jaa. Sa võid veidi, me ei tee siin demosid, sa võid panna veidi kaugemale. Sa ei pea seda... Sa ei taha kõiki ju hääli kuulda, okei, ma võtan chillilt. Seda tuleb. See, et keerasin sult just selle ekraani ära, siis mul on mingid paar sõpra, kellega proovid mingid klippe teha. Ja tüübid lihtsalt, ma enda jaoks panen monitoorimiseks selle monitori, on ju. Ja siis ma olen professionaalne, vaatad ikka lensi, on ju, samal ajal, kui räägid. Ja siis need amatöörid mu kõrval, need on kogu aeg nagu pilk seal ekraanis. Ei, kaua. Ja siis üks koomik on siuke, kes kui ta backstage'is nagu räägib sinuga, siis ta vaatab iseenda peegeldust peeglist kogu aeg, kui ta räägib. Las ma pakun, kes see võib olla? Ma tean, sa arvaks, et see on Daniel Weinbergs. Ei ole. Mida? Ei ole. Vaata, nüüd ma näen, meil on statiivid täpselt nagu tema. Super. See on väga high-end. Ei, väga nice. Täiega mõnus. Oli chill, jaa. Tai, nice. Hei, podcasti pohmellipäev, Mattias Naaniga kuulaja. Stuudios on täna külaline. Tere. Tere. Emily J. Või siis eesti keeles Emily Jott. Emily Jott on ka hea alati. Emily Jott. Ann-Marlen ei saanud tulla vist. Ma saan aru, sellepärast ma olen siin. Või Kermo Murel. Kes veel on, kes teeb ka TikTokis midagi? Ja, TikTokkerid lahedad. Ei, nad teevad actual, vaata, kontserte, inimesed maksavad nagu raha, et neid näha, aga ma lihtsalt teen TikTokke, vaata. Nagu... Kas sa oled ka teinud? Ma olen võib-olla näinud, et jah, oled küll. Ma just eile nägin, kuidas glitcherik või midagi. Ma ei tea ka, kuidas see käib. Glitcherik äkki. Glitcherik, teeme nii. Et kuidas glitcherik veidikene heitis ette, et kui ta promob Soome mussi, siis eestlased näevad seda klippi. Kui ta promob oma Eesti mussi, siis näevad soomlased seda. Väga huvitav. Ja siis ma tuli meelde, sul on ka mingid siuksed pehmed shade'id selle osas, et ei, 10 kilo laiki, kui mingid niisama pulli ja hotkossi räägid. Ma olen tõsine muusik, palun. Ja paned 10 kilo musa videole magama, siis on kõik 7 laiki, ei koti, liigume edasi. Ei, reaalselt. Mul tuli just uus sinku, ma panin sinna reaalselt üle 3 tonni. Ja nagu ma panen mingi suvaka, mingi soundiga TikToki, see läheb levima. Ma panen oma high-end full production videoklipid üles ja nagu ei kerilit. Kõik on, ei koti, järgmine. Sitt oled. Jah, sitt oled. Teeme ühe kakume emmed veel, pohhui. Oh my god, jah. Kusjuures nüüd mulle meenub, me enne rääkisime, et ma võtsin selle pohmelli nagu asja väga tõsiselt enne seda, kui ma siia tulin. Ja viimati, kui ma ennast niimoodi tundsin, siis sündiski kakume emme. Nii et see võib minna siin väga hästi. Või väga halvasti. Siis varsti on Kas sul on vahel see ka, et kui sa tead, et sul on mingi salvestuspäev, siis sa teed mingisugune 7 punast marpsi ära või? Enne. Jah, enne. Mul on siuke teine paha asi. On see mingi täidetav? Ei, seda kusjuures ei pea täitmisega, seda peab laadima vahepeal. Aga see on ikkagi ühekordne ja võib-olla ma ei peaks seda näitama, ma panen siia tagasi. Ei, see on fine. Aga see on crazy, vaata, kui sul on nagu baby guy. Sa pead nagu kirjutama talle. See on illegaalne siis või? Hakkame uuesti, tere, täna on külas. Külaline Emily Jott, lahe. Sul on veebi, ma olen ka kunagi, Sul oli ka veebi paha. Mul oli üks teine ka, kes ta mõnigi veel kasutab, aga siis kui vaata ei saanud neid valgeid patju, ei saanud tanklast, siis võib-olla tähendab, mitte mina, vaid ma sõpradelt kuulsin. Et mingi tüüp tuli ukse taha nagu ja võib-olla pagassist või põlvega pagassi lahti ja andis sulle paar torn. Aga ma olen ainult kuulnud, see on nagu mul kindlalt. Ja. Ei, mul ka mitte. Ma lihtsalt eile keegi andis ja lahe. Kas teeme siis ühe äkki, ma näen su näost juba, et teeme kiirelt ühe külalisele kokteili. Ma näen su näost. Võta üks purk. Siis on trikk on see, et jood pealt ära, on ju. Ma just nägin teie seda klippi. Skinny Piss. Skinny Piss, just, teeme Skinny Pissi. Ja see on siis nagu, et kõik teevad algsiga, mis nad ise tahavad. See ei tähenda, et me siin ütleme, et kindlalt peab järgmisel päeval peale jooma.
lihtsalt vahel see tuleb kasuks lihtsalt. Nii ma olen kuulnud. Täpselt. Nii, ja ma nüüd, kui oled veidi ära joonud ja siis need mõnusad sajandi krooksud on sul sees, siis ma valan tõesti, te olete väga spicy teinud selle joogi. Lahe. Ütle stopp. Ja siis oma käega pigista veidi laimi peale. Ma juba jõin pealt ära enne. Ma nagu, millega ma tegelen? Täiesti. Ei, you know what, at this point. Management ütleb, mine tee podcast'e. No management. No ise managerina ütled endale, et mine podcast'e. Ei viili seda vaja teha sulle? It's good for you. Okay, lähme. Nii, see on nüüd asi, mis ma ei teadnud, et joogibusinessis on see ka osa, et pead ise ka avalikult tarbima kogu aeg seda jooki. Aga nüüd cheers. Cheers. Let's go. Teeme siis ajaloo kõik. Sorry. Kuidas sa julgesid? Teeme siis ajaloo kõige lühema pommellipäeva osa. Palun. See ja muud vaid. Mis see viin see? See oli minu meelest enne, see oli ühe teise nimega, see oli see G-tähega ühesõnaga minu meelest ukrainakas. Aha, ei, väga hea. Slava, Ukraini, whatever, ma ei tea. Ma väga loodan, et ära nüüd ei tee, jaa. Võib-olla Leedu on partner. Ainu partner. Aga nii, sa oled siis, mitte et me peaksime mingit soopõhist statistikat täitma, aga mõnda inimest niikuinii, et iga meeskoomiku podcasti külaliste sooline balanss on paigast ära üldiselt. Ma olen lost juba selle lausega. Ehk siis, et ma siis näitan, et ma oskan naissoost inimestega suhelda. Ma olen ikkagi professionaalne intervjueerija, ajakirjanik. Okay. Nii et mis sa arvad siis, Emily, millal Sephora Eestisse jõuab? Kas Kristel, kas seda küsida? Ei, väike õde on mul jõudnud sinna faasi, kus ta meik hästi huvitab ja siis ta on nagu, siis me käisime 14, 13-14 ja siis ta on täpselt seal nagu, kus nad käisid Leedus või? Ja siis on, issand jumal, siin on Sephora, nagu miks Eestis ei ole? Ma võib-olla eksin riigiga, aga kuskil, kus nad käisid. Kohe, ära fact checkime. Ma arvan, et see ei tule, siin on mingid omad väga suured brändid. Et ma arvan, see Sephora ei hakka siia nagu lükkama ennast. Accessorize on monopoliga või? Ai, seal ei ole üldse mingi. Ma ei tea ka. See on väga huvitava teema oled tõstanud tegelikult. Millal, miks need ei tule? Jaa. Ma ei teagi, kuidas siit edasi minna nüüd. Ei, sa pead oma teooria rääkima. Miks? Teooria on see, et ma arvan, Eesti inimene tellib niikuinii, ma arvan, mingi. Aga meil samas ei ole vaat seda Amazoni teemat ka. Kuigi vist Saksa Amazonis saab tellida. Saksa Amazonis saab tellida. Sa tead muidugi, sa ma olen kogu aeg tellin. Oota, mis ma hiljuti tellisin just? Ma tellisin rahakoti endale. Saksa Amazonis. Millise? Kas selle laheda, selle nagu... Ridge või? Okei, influenced. Ei, ma peaaegu. Ei, tegelikult ma otsisin uut vana on seal laua peal, ma ikka toomast. On siuke rahakott tavaline, aga selle kuradi selle... Tegelikult maksime mõtlema, sa võtsid Kristeli eest ära selle võimaluse nagu sulle hea kink teha, vaata, sest meestel on nii raske kinkida alati asju. Jaa, aga ta oleks vale ostnud, ükskord tegelikult kinkis mulle ühe Eesti disaini ja see oli nagu... muidugi ta kinkis Eesti disaini. See oli nii sitt. Väiselt. Mis see sitt oli? Sitt disain? See oli nii, et oota, kuidas, niimoodi, rahakott, siuke on ju, see, kuhu käib rahad sisse ja siis siia peale käib nagu siuke kuradi, nagu, mis see sari on Handmaid's Tale, kus neil on veidrad mütsid peas, on ju, veits sarnase vaibiga siuke kate käib veel peale. Ehk et on nagu siuke vutlar ja siis selle vutlari peale käib mingi hingega on ühendatud teine nahajupp, mis katab siis ära selle... See on nagu see teine nahajupp mul juba ma... Mis ta kinkis sul on? Paket ta oli hydroolic press rahakotti. Läks Amazonis seal vale order. Igatahes mul korraks käis see, sul on hea point, mul käis see korraks peast läbi, et persse Kristel tegelikult teab, et ta just küsis ka, kui ta nägi, et mul on rahakott kulunud raha ja ma mainisin, et tahaks uut. Siis ta oli, et sa tahaks uut või? Ma nägin, et ta klokkis ära selle.
aga sest siis on, minu meelest siis on kogu võlu läinud, kui ma näitan talle täpselt, millist ma tahan, telli nüüd mulle see. Ja siis ma ei saa seda veel, mul on detsembris sünnamäe, saaks seda 8 kuud kasutada. Jaa, kingituse kunst on kadumas. Aga igatahes, see on rahakott. See on nagu... Vabandust. Ma ei teadnud. Rahakott, lahe. Ja niimoodi nahast, hele nahk on ju. Siis no ja me Sephorast rääkisime ära juba, nüüd sa võid jäppida enda asjadest. Nagu mingi essa teit, et sul on, meik on meeldib. Anyway, krüptos on praegu seisud nii. On sul praegu 5 sotti laenu teha? Bull run or whatever, ma ei tea. See on rahakott, mis käib niimoodi, lege käib lahti, aga tal seda nagu sellist sahtlit pole, kust ülevat vaadates siuke nagu see on siuke avatekib. Et siis seal on money clip on sinna sisse pandud niimoodi sinna vahele, mis mul praegu on ka, et sa paned raha hoiad seal. Ilma visuaalse abita on keeruline seletada. Ei, cash is king ja whatever nagu. Vaatan, kus mul salvestab. Lähe hästi palju kaamerasse vaata, mis tuleb see kord. See on siis sinu oma, on ju? Lähe. See on sinu oma, väga hea. Te olete vestluses sees see kord. Init. Kus ta siis, sa ütlesid, et sa eile ei saanud tulla, kus sa siis tulid, oli sul puhkus või oli sul töö või? Ma käisin Vilniuses, mul oli mingi brändi trip, süke kutsuti esimest korda. See oli nagu vahva, süke lennut välja ja süke niisama. Kas brändil on hea meel olla, et sa oled siin kaadris ja teeme viinakokse ja teed veipi juurde? Vaata, kui uut kutset ei tule, siis me teame, miks. Tegelikult ma olin üldse üllatunud, et nad kutsusid, sest nad on mulle saatnud igast mingi PR-pakke ja ma ei ole neid tegelikult jaganud. Oriflame või? Jaa, Oriflame. Mis juhtus Oriflame'iga, by the way? Kus on Oriflame? Mis Sephora? Meil on Oriflame Eestis. Ja mis see teine veel oli? Avon, jah. Miks sa tead neid asju? Aga üks oli veel, mis sai tellida koju asju, mingi roheline, mis me vanemad oli. Mingi kataloog oli. Kataloog, just. Jesus Christ, ma mäletan ka neid. See on kuskilt käis. Antila. See oli üks... Viljandis oli Antila pood ka. Ei. Väike linnad. Shout out Viljandi. Aga tõesti, mis Oriflame'iga juhtus? Sest see on nagu tõesti kadunud ju. Toome tagasi. Let's make it cool. Let's make Oriflame cool again. Ma mõtlesin, sa olid lihtsalt mingis, mis sul on, et ma olen siin internetis näinud, et kui on mingi camp Eestis, siis kes kindlalt kohal on, kes on asendamatu liige, on Emily J. Ma pean olema platsis kogu aeg, mul ei jää variant. Muidu on... Ma teeks seda nagu enda tööna või midagi. Jah, ongi ju, või ei ole? Ei, on jah. No peale TikTokeri olemise muidugi, see võtab ka oma jagu aega, aga jah, see oli süke Vilniuse ühe öine trip, aga järgmine nädal ma lähen Kopenhaagenisse kirjutama siis seekord. Nice. Ja süke K-popi laager tuleb. Tavai. Kuidas mind huvitab see, ma olen ise ka seal veidi mõssi teinud. Okei. By the way, kas sul seda introt ei ole enam või? Vabandust. Kas ma olen produtsent või mida? Sorry, vabandust. Palun pane see. There we go. Nüüd algas. Mulle ei meeldi see, tegelikult see viin. Sain aru, ma olin enne nii fresh ja napilt sain pohmellist välja. Ei, täna on alles laupäev ja kell on vähe. Ühesõnaga, eile mina käisin, ikkagi mu nimi on podcasti pealkirjas sees. Mina käisin siis, mina libastusin, hakkasin südaööl juba peaaegu sätsin siin valmis kõik südaööb kanti. Ja siis hakkasin koju minema ja siis sõbrale pool naljaga ütlesin, et oleme teeme piljardit. Ja siis sõber ütles, et tule siis. Siis ma ütlesin, fuck, türa, nüüd ta võttis sõnast kinni. Ma tegelikult ei viitsi. Ja siis ta oli, aga läheks. Ja siis ma mõtlesin, mis ma nahvi ma ikka koju scrollima lähen 8 tunniks. Tõsi. Läksin piljardit tegema, tüüp oli mulle juba topeltviski ette ostnud. Armastavast. Ja siis... Ja mis kell sa koju kork maas. No tegelikult hästi ekspress joomine oli lihtsalt 2 tundi. Kell 2 olin kodus, aga mul oli veel mulli kodus ja siis kiirelt see reispass, tequila shot ka sisse ja ma tunnen praegu, mul on nagu suhteliselt paksust puuvillast teesärk ja ma olen nagu fucking higine sinna. Mul on siuke
kleepuv olla ja see viin ka tegelikult üldse ei meeldi praegu. Mulle küll meeldib. Väga mõnus on. Kuidagi läks paremaks. Mul on sama case, ma jõudsin ka 7 hommikul koju. Ja ma ka. Sama. Same siis. Ja mul küll hakkas täitsa nagu parem. Ma arvan, me võime siin tiksuda veel. Jah. Okei, see jaa oli convincing. Jaa, please. Jaa, palun. Siin umbses toas valguste all. Ma just täna avastasin ka, et see konditsioneer ei tööta siin, nii et suvi tuleb. See on konditsioneer või? See on vanem kui mina. Mis toimub? See on kindlalt rohkem kui 16. Jaa, thanks. Thanks, arvasid, et ma olen alakas. Milline kompliment härrasmehe poolt. Lahe. Preilid, te olete 3 korda soolust. Preilid, te olete küll illegaalne. Te olete illegaalne ja lahe alakal öelda ille. Te olete illegaalne, lahe. Super. Oota, kas hakkasid enne rääkima, enne kui ma sind vahel segasin? Enne üks asi veel, kas sa ise tegid selle intro või? Ei, keegi saatis. Keegi saatis, siis sa panid nagu... Võtsin kohe endale vist. Õige, varasta. Ja siis need lõpulaulud on ka üks see eelmine mu produtsent Sigmar teinud, kes on väga hea music producer. Ja siis need ma ka lihtsalt jätsin endale. Thanks, Sigmar. Õige. Still Like an Artist on selle nimi. Aga kui ta saaks teha selle, et ta paneb uploadid Spotify'sse ja siis hakkab see alert mul tulema iga kord copyright strike. Ja siis ma võtaks lõpust ära selle lihtsalt. See on lose-lose olukord sul, Sigmar, sa ei saa. Vaata, muusikutena me oleme harjunud. Et meil tõmmatakse niimoodi tillist. Aga see on võib-olla jutt. Aga ma ei mäleta, mis ma rääkisin. Et sa oled ka muusikaga seotud ja siis... Et kui sa lähed mingisse... Okei! Kui sa käid mingis campis, on ju. Kuidas see on? Mina nagu mega mitte usaldava inimesena. Kas sa pead mingi NDA või eellepingu seal sõlmima? Mul oleks kohe see, et kui meil tuleb mingi geniaalne asi siin 7 inimesega, millest saab mingisugune trillion streami hit, kas meil on see leping olemas või seal on nii, et sa oled põhimõtteliselt Ghost Rider Stutsis, saad mingi 2 sotti koha peal tasku ja siis lähevad, teevad oma maailma hiti ja siis sa oled, aga tegelikult... Alustame sellest, et ma tegin seda. Actually, alustame sellest, et ei tule hitti ilmselt. Kui see uus teine teema, ma tahan sellest rääkida, jah. Ilmselt ei tule. Teine asi on see, et... Kutsuge Emily J oma kämpi. Tuleb ainult keskpärane. Ei, ma ei hakka siin ennast üles saipma. Ilmselt ei tule, aga... Hästi tavaline on see, et ongi equal splits kohe, eriti campides. Et hästi palju on mingeid, sa võid ette kujutada mingeid tülisid asju, kus inimesed hakkavad nagu väga täpi peale nagu neid protsente jagama, et see läheb alati pigem nagu halvasti. Ehk siis ongi, et tuled campi kohale, sa nõustud sellega, et on kohe equal split. Aga nende nagu... Et kui on 15 osalejat näiteks, aga näiteks 3 gäng teeb ühte lugu, siis on ikkagi, et 15 läheb või on see 3 gäng? See ikka 3. Keegi käib klade käes ja paneb kirja, kes kus hängis, mis sealt välja tuli umbes. Nagu siuke split sheet antakse ette, vaata, ja siis pead sainima seda. Aga NDA-sid väga... Ma ühe korra sainin NDA, kui ma käisin Koreas kirjutamas. Oli selline, seal on siuke suur K-pop company nagu Hype. Seal ma pidin, seal pandi telefonile, pandi kõik need... Ilusad kleepsud peale ja pidin seal enda koduaadressi panema ja ma ei tea, ema sünnikoha ja nagu see oli rough. Pidin enda pronounsid panema, mida? Pronounsid, ma ei tea ju. Ma panen mõelnud selle peale. Easy. See on mingi välja mõeldud siit, mina ei tea ju, kurat. Ma ei tea. Ärge, ma tulin tööle. Easy. Ja nüüd ma pean mõtlema enda identiteedi. Lõpuks pead selle aja võtma ja mõtlema sellele. Ja seal ma mõtlesin, seal foajees. Mõtlesin välja, aga jah, pigem väga chill nagu. Lihtsalt jah, kõik on võrdselt ja kui midagi peaks olema, siis hiljem saab läbi rääkida, aga muidu on ikka võrdselt. Kuidas siuke asi juhtub üldse, kui sa Koreasse saad mingi kutse läbi, siis mingi kohaliku agency või sa tead kedagi kuskilt või? Jaa, ma olen saanud, mul on kirjastus Far Music ja siis tema mulle sebib igast sesse üle maailma. Kas Far Music on suht lähedal siia või ta on just kaugel? Sa mõtled füüsiliselt? No, me ise ka ei tea, kus see nimi tuli. Me oleme küsinud bosside käest. Fred, Raul Stig käest.
ei siis nimedest ei ole. Me oleme ka igast asju ja me küsime iga kord, iga häng me küsime ja me ei saa vastust. Ma ei tea, mis toimub. Ma ei tea. See üks nali on see, et me Eestis nagu oleme nii nagu kaugel vaata enda unistustest, nagu kus me tahame jõuda, see nagu far. Aga kas see siis Downtown Music ei sobinud enam? R.I.P. Downtown Music. Vaata, see on näha, et sa oled tegutsenud siin alas, sa oled nagu downtown. Mis sellest sai? Downtown! Ei, seal ma kunagi käisin mingit asja, kes seal oli? Keegi, oli Romet Pott keegi või? Ja. Oli jah? Mis ta vahel käib ikka veel seal? Seal me kunagi tahtsime mingit demo masterdada, aga meil oli see, et me olime teinud ise nagu lihtsalt mingisuguse MP3 ekspordi ja meil polnud track alles ja siis äkki sa masterdad nagu eriti heaks selle. Ja siis ta pani mingid presetid peale, me olime ja see oli lihtsalt valjan. Holy shit, ta oskab kruttida. Vaata see tekk, mis tal on, see on juba ja, convincing. Aga ma uues pole käinud, eks ma käisin. Sa läksid tulema? Mis ma teen seal, võib-olla create'in mõne hiti nagu kogemata mingisuguse, aga... Ei, see tuleb sul neid nagu endasse ajalauda, jah. Jah, ainult üks. Ei, sa peaksid tulema küll. Või siis tegelikult ära tule. See on lihtsalt segama. Kompleks. No ei, mis meil täna on siis? No nii. Ma leidsin sealt Splice'ist ühe hea päki, teeme nendega mingi biidi lihtsalt. Sa oled õige produ. Kas sul on ajal kuuled mingit mussi ja siis on see, et seda sneeri olen kasutanud, seal on see, okei, see on see tu-tu-tu-tu. Ja. Kõik sample'id, no ma ise ei produ, aga me oleme küll leidnud sesside ajal, oleme mingi, oota, see sample on ju sealt loost. Seda on hästi tihti, jah. Et, aga ei, sa pane hullu nagu. Tee ikka. Ei, mul on paar sõpra, kes on teinud suht suured mingid lood ja siis nad on öelnud, et ma ei saa igaks üks ütle. Okay. Ja siis nad on lastud ka nii, et jep, see on full hook on Splice'i sample. Ongi, ülipohvi. Yeah, aga see ongi, kuidas sa nagu kombineerid neid asju. Jaa, see on maitses, vaata. It's your taste. See sellest Writing Campist tuli mul see. Sa tahad nii väga Writing Campil olla, okei, ma hoian meeles. Võib-olla ma tahaks seal Rick Rubin diivanil nagu viirsik suus ja nagu lihtsalt, ma arvan, et see oleks vaja rohkem nagu, et mingit splittiga see voks ära. I see that for you. Sa istud seal lihtsalt üksi terve aeg, ütled tropid ühe sõna. Not quite my tempo. Ja pane reverbi selle kiki peale midagi sellist. Ja siis, täpselt. Ja siis sa lähed ära. Lähen ära, ma ütlen, et tee siis paremaks, lähen ära, siis see produtsent ei tee tegelikult sittagi, siis ma tulen tagasi, palju parem. Ja 50% sulle. Ma olin nagu juures siin. Aga Writing Campide puhul see, et sa ütlesid pool naljaga, et hitti ei tule, siis mul on see, et millega ma vahel Kristelil teen karakterid nagu mehest, kes teab hästi palju produmisest ja muusikast, kui tuleb mingi uus asi. She must love it nagu. Väga lahe. Eriti kui ma tema asjadele feedbacki annan. Ta küsib su feedbacki niimoodi? Ta laseb, ja siis mul on see, et kas öelda või mitte. Ära ütle. Ma olen aru saanud. Et see on nagu, kuulad albumi üle ja siis tead, ma vaatasin see 8 track nagu täiesti talk shit, nagu seda polnud vaja sind üldse. Filler. Miks ta nagu, miks ta pahane on või vaat jäi. Igatahes teen seda karakterit ja siis on mingi... Kurvalt välja vaatab. 7. Mu mehel ei meeldi mu kunst lahe. Kas vahel peab käeda panema? Et minu meelest, mul on teooria, et need Cambi laulud tunneb ära suht kiirelt, sest seal pole nagu ühtset joont tihti. Nad on nagu, et nagu Writing Campis tehtud laul väga tihti minu jaoks vähemalt. Võib-olla see on ühest trackist tingitud, mis ma kuskil kuulsin, mis ta anti singlina välja ja see oli tõesti... Ma tahan nii väga teada, millest me räägime. Ma tahan nii väga teada. Sina ütlesid, mõtle, kui sa olid Writers Campi lugu. Jaanus Saks on Downtownis või paar stuudios. See ei ole paari, see on Downtownis. See on Downtownis, jah. Siis on Downtown kui Jaanus Saks. Et tihti on nagu see, et seal on tunda, et inimesed väga neil pole mingit superklikki ja siis nad lihtsalt teevad mingi, neil on deadline, tahaks teha, teeme mingi asja ära ja siis on see, et mõni, kui on mingi hästi entukas tüüp seal, siis ta on, kuule, aga mul on juba olemas label, laseme välja ka siis juba ja siis on nagu, kõik on nagu, ma köhisin mingisugune pool versi sinna peale täiesti läbi mõtlema, et kui sa tahad, siis nagu pane. Tegelikult sul on point ja Campide eesmärk ei olegi võib-olla nii hullult, et saaks nagu mingi ülihea asja,
jah, muidugi on hästi, kui nagu tuleb hitt, on ju. Kui On and On tuleks, võiks tulla üks On and On juurde Eestis. Üks miljardiline lugu ja see maksab kõik su arved järgmised 15 aastat. Seda me kõik siin üritame. Aga jah, et pigem nende kämpide eesmärk ongi see, et sa saad kokku, vaatad, kas vaibid üldse kellegiga ja siis saate edaspidi nagu ka koos töötada. Aga kui läheb hästi, siis ikkagi kõik nagu pingutavad, et tuleks nagu hea asi ka. Aga selles mõttes ma saan su pointist aru, jah, et natuke on selline üle puusa võib-olla mingid asjad, et aga sa peaksid tulema ja kuulama mingit, sest et tavaliselt kämpide lõpus on need listening sessionid, vaata. See tundub kõige rõvedam. See on minu jaoks väga fun. Aga kas see on see, kus kõik need, kes on kirjutanud, on niimoodi, et nende luua kord on ja siis istuvad selle ees ja võetavad play seal hästi heal high-end, high-tech sound systemil ja siis silmad kinni niimoodi. Ise vaibivad tähega, vaata. Ja siin ma mõtlesin teha selle, et need kajakad siin taustal oli minu mõte. Kajakad taustal? Need on teised lauljad. On juhtunud, on sul ette. Väga hea. Ei, tegelikult iga... Siin võiks kajaka sample olla, Emilion, I got this. Guys, I got this. Practice. Pange see sample kinni, ma rääkin teile kohe siia. Aga listening sessionitel on see, et on see speech, vaata enne. See on demo. Ärge seda kikki kuulake praegu. See on praegu vutsis. Ja vokidel pole autotuuni ja melodainid on vaja. Kujutage kõik ette, see on väga hea lagul. Ja tegelikult see on ülipotentsiaalikas. Mul pole refis sõnu ka, aga ma ümisin mingi asja, et mõelge see on mingist lahkuminekust. Lihtsalt mõelge enda sõnad ja saatke mulle pärast. Ja no split. Te ei ole autorid. See tuleb hea. Lihtsalt kujutage ette. See on päris tihti on nii. Ainuke, mis hästi kunagi populaarseks sai, oli see Maggie Rogersi, kus ta Pharrellile lasi, on ju. See läks mingiks vairaliks, on ju. Kusjuures, ma tean seda klippi, I don't hear it nagu. Et sulle ei meeldinud see laul ise? Just ma ei... Seal oli nii, et mingi fucking lits arvab, et... Fucking nepo, baby. Sai Pharrell Williamiga kuidagi sattus. See on mingi plant, industry plant. Ta käis mingis kallis ülikoolis. Nad on vanemad, ma ei tea tegelikult, ma mõtlen välja. Ma siis mõtlen enda peast selle varemaks, vaata. See on see TikToki Emily, hot goss ja... Tuleb välja vaikselt ja... Ei, ma olen tõsine muusik, palun uskuge. Lihtsalt see oli see näide, kus tundus nagu täiesti horrible olukord, kus olla minu meelest, et seal tundus veel eriti väike gäng nagu mingi... Või teil on Faaris on ka vist 10 umbes kuulata, seal on üks preseb ja siis sa oled nagu... Ei, veits on küll süke, ei oska olla natuke vaata ja siis nagu üritad mitte vaadata teiste reaktsioone, aga nagu tegelikult väga tahaks teada vaata. Kes see Eestis oleks? Eesti Pharrell on ju Sven Lõhmus, et kui Sven Lõhmuse kõrval oleksid niimoodi, et see on mu lugu. Või Jaanus Saks. Jaanus, hei, what's up? Okei, see on juba vana. Mina kuulan näiteks igat muusikat. Ja mida sa kuulad? Ma kuulan... Peale Kristeli demode. Kristeli demode, ma kuulan... Ma arvan, et see on ikkagi väga hea, et ta sulle neid laseb. Ikka veel. Ja, et ta pole nii, et ma... Üks inimene, kellelt ma ei taha arvamust, on mu elukaaslane. See oleks kurb. Mis feedbacki sa annad talle siis tavaliselt? Ma annan mingi mõtte, mis mul on, kuna ma ütlen iga asja kohta, sest ma ennast pean hästi keskpäraseks konsuumeriks mussi puhul. Väga hea. Ja filmide puhul ka. Miks ma enda jaoks, miks minult palutakse vahel filmitreilerite monteerimist ka, on see, et ma endale õigustan selle nii, et sest ma olen everyday guy. Et kui keegi on teinud mingi liiga kunstilise filmi, siis produtsendid tulevad nagu ma ütles, make it sellable, please. Kes tuleb päästa. Ja mussis veits sama, et kui keegi on nagu räägib seda juttu, et ma buildingi 3 mintsa sinna kõige parema kohani, siis mul on nii, et ma panen kõige algusesse, kedagi ei koti nagu, kui sul on hea koht, mis on kogu laulu point, alusta sellega nagu vittu sa teed nagu. Mis sa kuradi, keegi viitsi kuulata minut aega sul seda ehitamist nagu, anna see... Introt, jah. Tee laivis seda. Jah, eriti kui lugu on mingi 2-30 nagu nii. Ma lähen nii kötasse. Okei, intro jätame ära. Introt välja, siis on see, et neil oli just... Siit tuleb. Üks sõber lasi ühte demo ka, kus oli nii, et lasi ühte demo ja siis ma hästi segaselt seletan, et keegi ei saaks aru, kellest ma räägin. Sõber lasi, see oli võib-olla 7 aastat tagasi, võib-olla oli eile. Lasi demo ja siis
on nagu Breach on nagu mega ilus koht ja nagu mega tugev koht. Aga ref ja see asi, mida siis 3 korda selle 3 mintsa jooksul lastakse või isegi 4, on mingisugune hästi nõrk asi. Ja siis mul on, et siis minu feedbackid on siuksed, et vahet ära, tee Breach'ist ref. Tee uusist, tee parem. Jah, make better. Just do better. Ehk et võib-olla vahel, kui sa oled, no see on üldse neid kuradi ümbertegemisi ma ei viitsinud kunagi teha, kui mul pidin Tigranile veidi biite tegema ja siis kui keegi oleks öelnud suht lõpufaasis, et muuda ümber, siis mul on nii, et ei, me alustame me oleme juba nii kaua. See on juba läinud. Selles mõttes ma mõistan, on sükest keskmise kuulaja arvamust on ka vahel vaja. Aga õigel hetkel, mitte nagu nii, et meil on juba kujundus valmis ja nagu spoti upload on tehtud, siis on nii, et miks sa praegu räägid? Jäta endale. Kus sa enne olid? You can do it. Kes sul, kes Eesti produdest või kellega sa koos teinud oled asju? Kes on... Kõikidega. Kõikidega oled teinud? Mul on kõikidega teinud. Kaljala kõikidega. Sven Lõhmusega. Kes on kõige pikemalt hiljaks jäänud? Siuke, et sa oled nagu kohal ja siis on, kohe vaata, ma olen ja siis saad aru, et on Jõgevalt, tuleb Keikalt alles, umbes hakkas sõitma. Ja siis on... Pukki stuudia ära, vaata, aga ta jõuab. Aga viitsid, võtmed on sul Mati all, et tee ära. Ja käi poest läbi, vaata, toole midagi. Jah, on küll osad sellised, hea kui üldse vastab, on üks selline tüüp ka, ja. Aga vist... Prod on tavaliselt väga nagu eeskujulikud, pigem artistid võib-olla parem. Tule, see on ka üks asi, mis... No nii. Kui mina olin noor, on ju, siis kõik muusika ja bänditüübid veits olid siuksed nagu suht saamatud tüübid, kes oskasid lihtsalt seda oma kunsti, muu elu oli siuke, et nagu see oli nagu see cool osa, et ma ei oskagi muud sittagi teha, mulle lihtsalt meeldib muss, ma olen all in selles. Nüüd on mingid fucking kuradi motiveeritud siht silme ees, Nad on 4 üleval. Täpselt. Kogu aeg kohal, Ice Path on tehtud, neil on kuradi kalender, motivational quote on seina peal, nad grindivad nagu, see ongi see. Siis kui ma olin noor, ei olnud mingit kuradi grindimis bullshit ja sa võtsid uhkusega, sa olid laisk sitakott. Nüüd on see, et nagu, cool, sul peab krüptos raha olema, sul peab kõik kogu aeg passiivselt tulu teenima ja samal ajal veel produd ka. Ja sa pead sotsiaalmeedias olema kohal. Oota, üks ma panin kirja isegi. Ma veidi guugeldasin. Üks produ sul, kes tegi sulle, sa saad öelda, Elias, mis ta... Jah, Elias Teikari. Jah, nii. Vaatsin kui sa guugeldad musaprodutsenti, sorry Elias, me ei tunne sind, kui sa guugeldad musaprodutsenti ja Essale tuleb LinkedIni profiil vastu, siis on nagu nii, et what the fuck? Ta on mingi õpilasfirma, mingi CEO, siis ta on mingi day trader, samal ajal mega hea produ ka. Nagu mis... See tüüp on crazy, ta on reaalselt mingi 19-18. God damn it! See on grets ja ta on mega andekas. Ja ta teeb K-popi, mis on täiesti nagu, see on next level production ja see on nagu heavy. See, ma ei tea, trapi beatid ja see nothing selle kõrval. Ja ta on väga crazy tüüp. Aga tal on full mingi musakooli background ka või on ta lihtsalt jälle... No idea, ilmselt mitte. Mõeldes tema peale. Ja mis lauda sulle tegigi? Kõrgustes oli see nimi. Ja siis crazy on see, et see ei ole isegi ta nagu biggest thing. Ta nagu tahab midagi muud teha pigem. Ta lihtsalt on nagu, sai kirjastusleping üli hästi, läheb cutid head, vaata. Ja siis ta on nagu, actually see isegi ei ole... See ei tõmba mind enam. Ei tõmba mind. I'm above it. Ühesõnaga, ta vist läheb mingi ülikooli Tartusse. Muidugi ta võitis selle õpilasfirma, vaata, ja siis ta sai nagu kohe Tartu ülikooli otsa sisse nagu siuksed tüübid on ka. Nii et ma näen, seda enam ei ole, et ma olen artist ja siis... Peaks olema kotis silmadega narkarid alkoprobleemiga nagu. Neid on ka või? Jaa, tegelikult on. Aga mõtle, kas nad on üle 30 kõik? Lihtsalt must teeb neid selliseks võib-olla. See on tough life. Ei, see võib juhtuda iga ühega. Mis sul see kõige suurem kuulim mingi stuts on olnud, kus sa oled sattunud? Kõige kuulim... Need stuudiod on alati kõik siuksed urkad tegelikult. See on päris masendav. Ongi tegelikult Faar ongi.
Ja täitsa tõsiselt, et kui ma olen näidanud pilte ka, kui ma olen välismaal käinud teistele produdele kirjutajatele või kui nad käivad meil siin, siis nad on nagu, mida? Have seen you lounge. Aga sa pead seal seletama siis ka, et no, this is not only music money, you have to understand, this is our CEO also in you know, startup very well make. Põhimõtteliselt tema hoiab püsti seda siin. Me teeme siin... It's a minus project. Pigem on. Ei, ma olen väga tänulikud, aga nagu me kirjutame Vassili little songs. Ei, mõtlengi, see on nagu vist Eesti kõige nagu tuusem filantroopia märk või mingi selles mõttes, et keegi tegelikult, noh, et... Keegi usub nii väga. Just. Ja mida ma teen? 7 hommikul ja läheb uuesti. Aga no Fredi pool muidugi on see ka, et noh, ta on ise init ka, ta ei ole lihtsalt see, et ta on mingisugune hiljem tulnud, et ma köhin raha teie suunast ja olge lahedad, ta on algusest peale seal olnud. Ja nüüd hakkas veel paremini minema ja siis toob veel rohkem tagasi. Jaa, absoluutselt. See on täiega lahe, ta tõesti usub meisse hästi palju, mis on hästi tore. Aga ta on ikkagi hands-on ka, ta tuleb ka on sessides meiega ja nagu see on lahe. Et tal ei ole see, et siis kui on sõnad on Fred Krieger, et siis ta on tegelikult lihtsalt maksnud. Ostab kreditit. Annab lihtsalt Aukarile, ma ei tea, mis täiesti üüratu summa, mingi 350 sullis. Üüratu. Aukar on Fred, mõtle järel. Fred, oled sa kindel? Fred. Et see, et kus... Fred. Come on. Ma ei saa, ma jään elu lõpuni võlgu sulle. See on minu, need read on minu laul. Come on, Fred. Come on. Saan aru, kasutame su stuudiot tund aega. Ei, ta on väga lahe ja ta on hästi ja süke sõnade tüüp. Iga kord, kui meil on camp ka, siis ta on alati see, et aga sõnad nagu, et mõelge sõnade peale, sest vaata campis, nagu me enne rääkisime, et paned vaata mingid suvakad sõnad ja siis ta toob meid alati tagasi, on nagu, et kuulge, aga mõelge nagu sõnade peale ka, sõnumi peale ka. See on see, mida, pange olla. See on, ma nagu respektin neid, sest ma ise ei oska üldse sõnu kuulata idegi. See on mingi nagu inglise keeles või eesti keeles? Nagu ma kuulen biiti rohkem ja mingit emotsiooni. Tekstist ei saa emotsiooni, see on lihtsalt mingi jäpping, nagu ta pani sõnad teistmoodi ritta. See oli ikka full produtsent, täielik. Sa ei ole kirjutaja, laulukirjutaja, sa kuulad neid produdetaile, vaata. Täpselt, kust kuulan. Ja sellepärast täitsa ongi see, et nüüd nagu ei tea, kas see on inimese päris skill või see on lihtsalt hästi hea sample kuskilt. Kuigi see ei peakski oluline olema, aga lihtsalt kuna see on see rida, mis mind huvitab. Songwritingu mõttes veits on pohhui, mis see taust on lõpuks. Keegi teeb mingi asja ära, lugu peab tugev olema, aga kui mind ainult see taust kotib ja siis saad aru, et kogu taust on tegelikult chopitud lihtsalt samplitest ja keegi pole ise kruttinud mingit seerumit kuskil, siis nagu veidi siuke. Seda küll, jah. Aga kus see skill on? What? Aga ma olen tegelikult vaiend vennaga hästi pikalt sellest, ma olen seda meelt, et kui sa umbes, ma ei tea, Picasso stiilis maalid, siis sa pead oskama fotorealistikult enne maalida. Nii öeldakse või? Et minu enda, see oli original none. Et kui sa hakkad nagu soperdama niimoodi koledalt maalima nagu meelega justkui, siis sa võid seda minu silmis teha ainult siis, kui sa tegelikult oskad mega hästi maalida. Et kui sa hakkad, ja siis mussis veid sama, et... Seda küll. Nüüd, kui ma meenutan ka, siis kõikidel on ikkagi splice sees. Ei ole varianti isegi, et nagu keegi üldse ei kasuta. Aga keegid ju olid, et mingid Hugo vist oli see, kes pidi nagu lihtsalt teab peast kogu splice'i nagu, et ütleb, tahaks veetilka on, siis ta ei lähe samplit vaatama, ta lihtsalt teeb nüüd. Hugo Martin Maasikas. Niimoodi, veetilka. Hugo on täiesti crazy kõrvaga, ta on väga, väga tuus produ. Mul tundub, et ta on pigem see tüüp, kes läheb nagu sinna sound designi ja siuksed tüübid on ka veel vaata. Et nagu, ja üldse kirjutajana ka, ta on tegelikult väga lahe. Tema oligi see, kes mind kutsus stuudiosse üldse esimest korda. Ja, tema kutsus, sest et tol ajal, see oli, ma ei tea, 8 aastat tagasi. Sa olid siis 10. Põhimõtteliselt. Ja siis oli veel see teema, et kui sul ei olnud aktsenti, kui sa laulad inglise keeles, siis sa olid kohe top. Sa isegi ei pidanud laulma nagu nooti. Aga kui sul aktsenti ei olnud, sa olid juba nagu... Kui sa ei laulnud word. Sa olid juba stuudios top tüüpidega vaata Eestis. We found one. We found one. Nii lihtne ongi Eestis.
siis ta kutsus ja siis sealt tuligi see My Love to You, ma ei tea, kas sa mäletad seda, see oli vahepeal oli hästi suur. Ja Cartooniga või Vatevaga või? Vatevaga, jah. Okay. Ja siis see on tänapäevani, see oli kõige esimene lugu, mis ma olen teinud ja tänapäevani see on kõige striimitum lugu ka. See on putsis tegelikult. Tead, kust minusugune nagu siuke credits'i nerd, mulle alati, ma võtan Spotify's alati credits'id välja. Et kas on mingi sait, kunagi oli discogs.com, kus olid iga release oli nagu välja toodud, kõik põhimõtteliselt, mis vanasti oli CD peal, vaata, kes mängis bassi, kes tegi selle sample'i. Kas on mingi databaas, kus saab vaadata, kes on mida kirjutanud? Muso.ai. Muso või? Muso, jah. Muso.ai. Muso. Ja seal on kõik, et põhimõtteliselt, kui sinna panna Emily Jott, näeb põhimõtteliselt kõik ära. Siis näeb. Või siis mu päris nimi seal vist. Mul kirjutan on päris nimega. Ja Emily Joller. Joller. Sa ei ole esimene, kes seda mulle öelnud. Lahe. Ei, kõigil ongi enda variandid ja ma ei saa sinna midagi vastu. No see nimi sai ka hästi ruttu valitud, sest et nagu me selle sama My Love to You-ga leidsime labeli, Selected alt tuli välja ja siis me olime nagu, et aga mul vaata ei ole artisti projekte. Oot, see oli su essa asi üldse või? Jah. Aga mis sa enne, vaata, aga see olid ju, pärast seda alles tulid Eesti laulud ja värgid või? Jah, pärast seda tulid jah. Ja siis see sai kuidagi ruttu valitud, ma mäletan ja me istusime, mõtlesime, et mis me paneme mulle nimeks siis ja siis lihtsalt jäi see. Ja on tänapäevani Emily Jott. Emily Jott. Aga sul ei ole seda nagu oli sealt Glitcherik ja Maxist. Glitcherik ja Maxil, et Max kunagi ammu tweetis juba kohe, kui neil mingi SA album väljas oli, et ma vist vihkan oma räpi nime nagu. Ja nüüd ongi Germo nagu, aga kas sul ei ole seda, et tahaks juba midagi? Paneks AJ. MJ. Lihtsalt lähen Legacy pealt, kellegi teise Legacy peale üle. Nüüd võib. Ma mõelnud küll, et äkki peaks kuidagi nagu need välismaa projektid ja siis Eesti asjad vaata eraldama kuidagi nagu erinevate artisti projekti nimedega. Aga siis ma ei viitsi mõelda selle peale. Tegelikult on pohhuiga. Aga mis sa umbes arvad, palju sul on co-writing creditseid? Aga ma tean väga hästi, mingi 40 äkki. Okay. Refreshid kogu aeg, et äkki on juurde tulnud. Muso ja lahti kogu aeg. Maksan 10 € koos premiumit, et läheks kiirelt on vaja teada. Ja saad ise peod muuta. Siis kui on vaja. Ja pluss ta näitab vaata palju see stream on ka kõikide asjade peale kokku. Päris ta? Ja. What? Ja. Et pane kirja enda asjad ja põnev on. Väga põnev. Mingi 40 on jah tulnud siin mõne aastaga. 40, räägime miljonitest ju. Kusjuures jah, 40 creditsit ja siis ongi vist üle 40 miljoni. No see on Muso ja näitab. God damn! Aga see on vähe. Mul ikkagi osadel sõpradel on rohkem. Davai. See ei ole mitte midagi. Kas sul on, kui sa oled nagu singer-songwriter või songer-singwriter? Ja TikToker ära. Ja TikToker on ju. Et kas sul on, mind lihtsalt jälle enda kogemus, et ma suunan enda peale kõik jutu alati, et mind hästi häiris see, et kui näiteks mul see kunagine partner in crime, Tigran, tema ütles, et tal on vaja head beati, et ta saaks hakata lugu kirjutama. Ja siis mul oli see, et sa oled ju songwriter. Et mõtle ise välja peas. Ei, ma mõtlengi, et see võibki olla ju. Minu teooria oli see, et sul võib põhimõtteliselt 4x4 mingi klikka olla ja kui sa oled nagu songwriter, sa saad ju sinna peale oma selle mõtte paika, et sul pole vaja nagu seda. Aga siis ta ütles, et aga see inspireb ja siis ma proovisin mingil umbes täispeaga olen kõikidele räpparitel proovinud seda ajada ja kõigil on nii, et nagu ei, aga tegelikult see nagu inspireerib ka, see beat on ju. Ja siis saadki aru, et kas ma siis eksin või? Sa oled täiesti produtüüp. Sa mõtlesid seda, kui sa ütlesid, et sul sõna pohhoi. Sest et Mussis mul on sama teooria, et sa võid ju kuradi 4 klaveri akordiga laulu valmis kirjutada ja see produosi minu jaoks võib vabalt hiljem ka tulla. Et keegi on nii, et mul on see põhi, loona toimib, väga hea, ma teen sinna mingi tausta, mis on siis kaasaegne või mis iganes. Aga siis kui keegi ütleb, et ei, mul oleks vaja, milline see nagu on, et ma tahaks, mis ma sinna peale laulan, anna mulle põhi enne, siis nagu, what the fuck, sina oled songwriter ju, sa peaks null saama nagu. Täiesti. See on vale või? Kas ma eksin? Kas ma eksin? Ei, sul on point jällegi, ma pean sulle andma selle, aga ikkagi jah, on vaja
nagu midagi, mingit põhja vaja olla, sorry. Sest jah, top-line'ida, oleneb ju nii palju sellest beatist ka, vaata, et mis suunas ma lähen selle kirjutamisega. Kui see on siuke mellow, siis ma ei hakka I fucked your mom. Sellega ei lähe sisse, vaata. Aga kui sa annad mulle mingi, siuke harder beat, siis ma võib-olla lähen sellega. Alustan. Sest et that's what you do. Ma ei tea räppis sitta. ma jään endale kindlaks võib-olla sellepärast, et keegi ei olegi... Võib-olla sa peaksid rolle vahetama, et nagu seda teistsugust perspektiivi saada. Pead proovima. Siis ma peaks arenema ja... Ja ei, me ei tee seda. Ei. We're not about that. Okei, sa ütlesid top-line. Meil on kuulajad ei tea... Kas sul peavadki jalanõudes nagu augud olema või? Emily! Teie, see on nagu... Ja need on vahetusjalatsid. Okei, sul on vahetusjalatsid. You're serious. Very serious. Need on mu pere kingitud tossud. Ja ma ei taha neid ära visata, sest need on custom. Ja sa huvitad nagu ainult ühel jalal, what's going on with that nagu? Äkki ma lohistan vasakut jalga, Emily. Oled sa näinud mind sirgelt kõndimast? Ei ole, no. Julged järeldused. Ja neil ei ole paelu. Need peavad täiesti väga erilised jalanõud olema. Okay. Wireless. Wireless, ma kicks a wireless. Ma olen räppar. Sa oled too cool for school. Ma ei tea sittagi. Aga mis on top-line? Kuulaja pani tõenäoliselt sealt ära, kus ta oli nii, et kui sa top-line'i teete, siis... Et kas see on ülemise riiuli kokaiinijutt? Jaa, sealt see tuligi inspiratsioon. Top-line. Teleskoop kõrrega pead tegema. Teleskoop kõrrega. Selle siiru-viirumisega. Top-line ongi põhimõtteliselt nagu songwriting tegelikult. Ma ei tea, miks seda industry's öeldakse top-line'imine. Mis asi on industry? Meil on muusika podcast nüüd. Alustame, establishime, mis see industry on. Mis on establishing? Väga filosoofiline. Top-line, jah, ongi lihtsalt songwriting. Ehk siis, kui keegi ütleb, et tule top-line'i, siis see just kui tähendab, tal on mingi põhi olemas. Jah, see tähendab pigem seda, et põhi on juba olemas, sinna peale on vaja siis top-line'i ehk songwritingut. Ma ise nagu pigem ka pean ennast top-line'iks, sest et ma ei lähe nagu klaveri taha või mul ei ole kitarri ja siis ma hakkan seal tinistama ja siis mul tuleb Taylor Swift moment. Ei tule. Kas sul nagu lihtsalt ei ole kodus kitarri või sa ei oska mängida? Ja ma ei oska mängida. Ja mul on pikad küüned. Apparently see ei ole teemas. Täna, kui ma saaks ka selle vabanduse. Can't, ma ei saa. Top-liner vaata, see on... Ma teeks, aga siis kui on tehnika tassimise kord siin ka... Sorry guys. Hey, life hack. Mõtle sellele. Väga hea. Aga kuidas sa üldse siis Mussis alustasid? See on väga hea küss. Tegelikult ma olen kogu aeg laulnud ja siis kas nagu avalikult või kodus? Alguses kodus ja siis keegi kuidagi avastas algkoolis, et ma oskan laulda ja siis ma olin igal aktusel, ma olin platsis, ma tean. Ma olin see, tegelikult mul ongi kooliga aastlastel oli kusagil ette tuleb oksemaiku, PTSD tuleb. Seal ta fucking on jälle. Külma väärin. Muisaama. Kalja ma ei laulnud aktusel hümni. Mul oli teine repertuaar. Mul oli teine repertuaar. Mari Pokinen läks alati sõpradele. Go to laul. Või mingi Paramoori laul. Paramoor? Ja me oleme teine generatsioon. See on Kristeli lemmikbänd. Ma pole puusalt panin. Paramoor. Sa ütled, et Kristel on vana, Ei, Love Paramoor. Hayley Williams, supervokalist. Vaata, ma tean asju. Kes siis Ice Cream'i laulu laulsid või mis? Helista mulle mobiilile või? Ma ei tea nende teisi lugusid. One Hit Wonder, ma ei tea tegelikult. Sorry, Pillerin, Karra ja teised. Siin pahaseks kellegi. Ja siis... Jah, ma olen kogu aeg laulnud ja siis kirjutamisega ma hakkasingi siis tegema, kui tookord Hugo mind kutsus tütti. Ja see oligi esimene kord, kui ma kirjutasin üldse. What? Aga kus ta leidis? Ma tegin covereid, panin internetti üles. See on see Vaakini trikk. Ja, kusjuures meil on ka mingi cover koos, see on mingi üle miljoni vaatamise või midagi. Meil, jah. Mul ja sul, by the way. Just. Sa ei mäleta. Push 2 peal nagu.
ei mäleta. Ei, Savakiniga ja me alustasime põhimõtteliselt koos. Päriselt, jah? Ja siis, kui ta tegi ka coverid, meil on mitu videot koos. Näed, see oleks ju võinud teada seda mina, aga noh. Ei, sa tegid paremaid ja toredamaid asju ilmselt sellel ajal. Ei, ma mõtlen, et nagu, et kui see on ikkagi nii-öelda... et sa teen research, jah? No, ma ei tea. Vaatan, kas ma üldse tegin. Note välja. Ja siis Hugo panigi mind kirjutama tookord. Ma ei olnud kunagi midagi kirjutanud, aga mul oli see, et okei, this is my moment, nagu ma olen siin professionaalidega koos. Esimest kord üldse mingis päris stuudios ja siis Hugo oligi mingi, et üle ole, kuule, meil on see salmi ka vaja, muide. Pane siia lihtsalt midagi. Ja siis Killing oli ka, Karl Killing oli seal samas ja siis me koos panime mingid read. Ja tegelikult, kui sa kuulad neid sõnu, siis on aru saada, et 2-16 aastast nagu seal on reaalselt sõnad Take my hand, stay with me and I'll be yours. Take my mind and take my soul. Esimesed riivid Raimsoonist. Parents don't give me money. Why, dad, why? Why can't I smoke at 16? Vape is cool, snooze is better. Siis polnud veel veipe isegi. Oh jeez, vaata, ma olen ka vana. 24 kukkus eelmine lahe. Päris ta? Ühesõnaga, et tegelikult see ei ole mu parim töö, ma ütleks, mina kui kirjutaja töö, aga selline ta sai ja tänapäevani see on mu kõige successfulim asi, mis on oma ette teema. Aga põdesid ka, kui see hakkas välja tulema või just oli see, et excitement oh my God, ma olin the baddest bitch nagu, sest et ma olin just mingi 9. lõpetanud, vaata. What? Olidki 16 siis või? Jaa, just lõpetasin 9. Tere, mina Hugona poleks julenud kirjutada nagu. Hugo, jaa. Ei, tegelikult Chris oli ka siis mingi gümnaasium, siis see võib-olla veits tegi, vaata, nagu paremaks selle. Just see, vaat Eva Chris on ju. Just ma kuulajale seletan neid sinu industry. Chris Evans, ja toplining, whatever. Ühesõnaga. Jah, et see on crazy, et see oli esimene asi, mis ma tegin ja see läks kohe niimoodi lendu. Sest et ma arvasin, et nii lihtsalt see käibki, vaata. Lihtsalt paned nagu paar rida, keegi kutsub stutti, üliisi, saad juba suure labeli taha, vaata. Defected'iks kohe S-release. Selected ja alt oli kohe. Ja nüüd oled TikTokis nagu, hei, türa 3 kilo nullis, miinuses. Kuulake! Palun! Putsis on. Need autoritasud ei ole nii suured. Ma olen 7 Ilvesele võlgu. Please, türa! Palun teid. Ta ei taha enam tasuta teha mulle. Ma pean brändi diile võtma vastu, et enda muusikat teha. Aga see TikTok, jah, saime teada, kuidas sa mussiga alustasid. Väga lahe. Väga lahe. Väga lahe, liigume edasi. Aga ma olingi, jah, ma olin sama nagu Elias, kellest me rääkisime enne. Lihtsalt juhtus niimoodi. Tõesti haige. Jah, see on crazy. Aga see on... Selles mõttes on jälle mussis, vaata, kui on eriti suke releaseable muss, siis jääb kohe nagu märk maha ka. Nagu stand-upis on see eelis, et kui sa teed mingi 2-3 esimest open mic'i, siis nagu ainult 7 koomikut mäletavad seda õnneks. Et kui siit sa oli lahe. Kõik on need üllatav, et sa oled sinna jõudnud praeguseks, sest et mina mäletan hoopis teistsugust. Jaa, sa oled 4. korda sinna käsi. Lahe. Tira, vaata. Ma olen ka mõelnud äkki... Ja äkki peaks challenge ma ennast. Muidugi. Ma arvan ei. See TikTok ja nagu see ei ole sama ikkagi, ma arvan, kui lava peal nagu... Jah, sama kindlalt pole, aga ma arvan, sul oleks, kui sa seda päriselt tahad, siis... Lock in. Põhiline on see, et kui sa hakkad kunagi tegema nagu pikki soolokontserte ja siis sa seal lugude vahel oled hästi naljakas. Siis sa ära türa ütle, et see on stand-up. Okay. Ma olen ka teinud stand-upi, sa räägid lugude vahel naljakaid fucking lugusid lihtsalt. Sul on lugu on sul on you have something to fall back on. See on ka, mida Kristeliga arutate. Ei, enam mitte. Sa oled talle selgeks teid selle. See on erinev. Ja. Ei, ma arvan, et ma jään oma mussi ja TikTokide juurde praegu, ma ei hakka siin veel... Kuigi mulle meeldiks kirjutada nagu muid asju ka peale mussi. Stsenaristik, ma vaatasin BFM-is. Muidugi, jah. See tundub huvitav nagu. See on see nagu struktuur. Või mis sa arvad sellest? Või sa käisid seal või oled tead? Ma käisin Monti õppimas. See on kindlalt see nagu, kui sul pole sittagi muud teha ja sa saad nagu samal ajal kämpides käia ja
et seal kindlalt nad kõik veidi ootavad, et sa elakski ainult selle nimel. Aga minu meelest kõik... See on ülikooli teema vist üldiselt, on ju. Aga samas BFM-is ongi hästi palju neid just, vaatad, et et umbes mingid räpitüübid ja mingid bändivennad alati lähevad kohe nagu filmi peale. See on nagu siuke hästi loogiline jätk üldiselt inimestel. Et kui sa oled veits mingis creative alas ja siis mõtled, et võiks mingisse kooli minna, siis et paljudele on nagu EKA on võib-olla liiga posh või liiga kunstiline, liiga siuke vorm on nagu, aga BFM on täpselt see, et seal on nagu tehniline, seal on nagu industry, seal on ja nagu reaalne just kui kutseharidus, mis sul reaalselt, millel on ka töökohad hiljem. Et võib-olla kui sa ikka maalikunsti lähed, siis ma ei taha kõlada nagu see paps, kes sulle ütleb, et ära mine sa saa toile. Et et kui sa jääd riigi toetustest võttu meil lõpuni, siis... Seda küll, jah. Okei, ma ei lähe siis... Ei, see oli väga encouraging speech, lahe. Lihtsalt seal BFM-is ma olen kuulnud, et sinust sõidetakse üle lihtsalt, sest et lavastajad kirjutab ümber ja kui sa pead hästi hea poliitik olema stsenaristina ja läbi saama inimestega ja leidma kohe endale hea partneri seal. Ma räägin mingi 15-aastase tagusest BFM-ist. Tegi sellest film, mis toimub nagu väga hea tegelikult seda ma ei tea, sest et minu ajal siis ei olnud eraldi stsenaristikat. Siis olid lavastajad. Siis kui meie seal Sütiste teel olime veel, siis ei olnud. Mitte Narva maantee ääres. Selles uues ägedas hoones, kus on mingi fulgin osa. Ma sain lõpetada ainult seal. Lahedas hea seegi. Okei, ma ei lähe siis. Ei, mine kindlalt. Ei, ma ei lähe. Ja pead lihtsalt hästi sa pead lihtsalt hästi palju teiste muusikutega seal hängima, kes on ka tulnud BFM-i. Ja juba võtsis. Ma näen neid kogu aeg. Lahe. Aga miks sul see on? Mis sul see õigustus ja teooria on? Et sa ei pane sama sisu Instasse, mis sa TikToki paned? Kas TikTok on see, mida su pere ei näe või? Ma tea küss. Tegelikult mul on see, et ma ei ole ise nagu lõpuni aktsepteerinud et ma siukest sisu postitan TikToki. Contenti, industry talk. Ja siis mul on hästi palju mingid international ka mingid produsid ja sõpru ja kirjutajaid teisi seal. Ja ma juba tean, et nad kirjutaksid vastu mulle, et mis see tähendab, vaata eesti keeles on ju. What are you saying? Ma ei viitsiks sellega tegeleda esiteks. Ja minu jaoks nagu Insta ongi natuke portfoolio natuke siuke, et see on siuke ametlikum. Vaadake, kui tõsine artist ma olen, vaata, ja siis TikTokis on nagu kõik läheb nagu, ei mõtle ka. Kohe rekki, läheb tööle. Aga see on, ma olen enda jaoks selle niimoodi nagu välja mõelnud. Olgu. Mis sa ootasid siit? Aitäh vastuse eest. Ma ei tea. Tegelikult ei olnudki. Tegelikult on see ka, et ma olengi veits embarrassed ka. Mul oli kunagi see, et kunagi oli enne kui see Twitter või X muutus selleks kohaks, kus naised ei tohi pimedas käia seal enam. Et siis see oli minu jaoks see koht, kus mu emps ei olnud. Keegi ei näe, sinna said nagu reegelt sitta lihtsalt postitada ja nagu läbi mõtlemata asja ja seal ei pidanudki just, kui olema mingit punchi või asja. Aga nagu tegid hästi luusilt, aga kui said 2 laiki, siis olid ikka pettunud veits. Et nagu siuke, aga see ongi nagu luus, aga samas ma tahaks, et kõik mu sitad mõtted oleks väga coolid. Kõik peavad aktsepteerima neid. Aga üldiselt ei pannud neid asju nagu kuhugi mujale, sest et te tead, et Fesaris on vanemad, Instas on vanemad olemas juba, siis on mingisugused elukaaslased vanemad, näevad Instas kõiki asju, siis oli see safe space, oli see X vahepeal. Nüüd on TikTok ka. Sul on sama, ma arvan, et sa kasutad täpselt seda samat minu teooriat. Ja ma olen kaudselt mõjutanud, ma arvan, väga paljusid nooremaid sisuloojaid. Kindla sisuloojaid lahe. Sest et mina olen ikkagi enne kõike sisulooja. Pärast alles produtsent, pärast stand-up koomik. Top of mind. Content. Looge sisu. Oh my god. Ma pean minema pissile. Okei, pissipaus. Lahe. Pausi toob teieni piss mullivesi. Ja. Paus läbi. Sul ei ole jahe või? Väga palav on tegelikult. See konditsioneer, wannabe konditsioneer. See ei toimi. See fucking ei toimi. See ei toimi.
ma mõtlesin, kas ma teen mingisuguse, aga siis ma mõtlesin, et äkki ma lihtsalt sujuvalt lõikan üle selle pausi. Ilmselt. Mattias käis pissil. Ei! Kus käis? Panin põiekortsu. Põiekortsu? See on nüüd, ma reetsin oma vanuse vist. Ei, ma vajastan selle. Põiskortsu, sa ei teadnud? Ei, mis toimub? Kas sul tuleb veel? Sest mul on vaja väljendeid. Oota. Ei, rohkem ei olegi. See ongi põiskortsu on eriti ja lemmik. Kes su enda lemmikud sisuloojad on? Keda sul meeldib jälgida? Okay. Mul ei tule selle, ma oleks nii Logan Paul. It's every day, bro. Nüüd me oleme sama generatsioon. Okei, sa tead. Okei, sa oled up with the times, up with the youngsters. Ja tegelikult ma vist peast ei tea, mul kes nagu reaalselt nagu contenti mõttes. Kristel vaatab hästi palju mingid YouTubereid. Vaatab nagu vlogereid või? YouTube'e. Okei. Sa oled veel seal oma. Nad on coolid ju. Hei, Martti Allik, olete kuulnud või? Hei, Martti, what's up? Nad teevad jumala naljakaid challenge-eid teevad. Käivad mööda linna ja siis Chubby Bunny. Löövad sellele kartuuni Joosepile löövad kalaga näkku. Jumala naljakas. Ma tahaks küll näha. Sa ei ole näinud või? Ei. Joosets, millega me tegeleme. Igales jah, nii Logan Paul, Martti Allik. Kalaga näkku, vabandus. PewDiePie. Bitch, lasagna. Mis one hit wonder tal oli, ma ei tea. This is 40 on ühesõnaga minu valik. Mis värk sellega oli üldse, et vahepeal oli mingi diss-trackide teema ja mida see Eestisse tuleb? Oli jah, see Jake Paulid ja need. Diss-trackide teema oli kogu aeg. Jah, Arop versus Jaanus Saks. Väikesugune battle. Bibi-pimpa. Bibi-pimpa, kiki-miki-miki. Ma ei saa aru. Jaanus Saks teeb Bibi-pimpa, on ju. Kõik on, see ei ole. Aga kui teeb kiki-miki, siis järsku on, high praise, banger. Hei. Fair point, though. Täpselt. Näita neile. Näita neile. Sellepärast jah, Kervo ei saaki tulla. Ta pidi ka tulema tegelikult. Ta pidi Balta Burger Kingist noortele reivi tegema, ta ei saa tulla. Ei, very on brand. Very on brand. See oli eile või? See oli eile jah, kell 7 reiv. See oli või? Õhtul või hommikul? Vaata, arvaks ka. Aga õhtul? No Balta Burger King vaata läheb kinni mingi hetk, siis nad vist ei saanud. What? See läheb kinni või? Ma ei tea. Ma tean, kust ma olen täna toitu teinud. Steakhouse Burger. Oh my god. Sa mainisid chatis, et sa oled kuulanud mõnda seda soolopohmellipäeva ka. Breakfast food. Jah, just sellega tuligi meelde. Breakfast food. Mis on eesti keeles? Aga kas sul ei ole, kas sa oled muga nõus, et see on pohhui, mis sa hommikul sööd? Või sul on ka see, et mul on vaja, nagu kaerapuder on hommikusöök, aga eilne grillvorst ei ole hommikusöök. Nagu lõpetage. Ülipohhui on. Ma räägin. Ülipohhui on. No täpselt. Mis vahet seal on? Jah. Mis vahet seal on? Täpselt. Samas võib-olla... See on sama nagu, et kui sa lähed tankima, siis jumal suva, kes sa paned diislit või bensiini. Ilmselgelt. Vaataski, mina tean seda. Ega kuradi, see kütus ei sõida. Jah, mina võtan gaasi. Breakfast food ja ei, see oli epic, kuidas sa võisid sellest jaurata nii kaua. Ja ma ei saa aru, kas sa jõudsid lahendusel, sa lihtsalt nagu jah, oma pointi nagu explainisid. Tead, mis mu see kogu selle eesmärk, pohmellipäeva soolo-osade eesmärk on näidata seda, et ka mehed võivad niisama tühjalt jäppida 2 tundi. Yeah, you're doing it, bro. See on balansseerin nagu. Yes. Sest kui see podcast oleks nagu 100% mees, see oleks nii tervist. See ei ole muidu. Jah, siis on tervist. Mul on need mõtted, vastus on see nägemist, see oleks poole mintsane osa. Jaa. Aga ma toon sellist feminiinset energiat sinna ja jäpin 1,5 tundi. Mitte ja millestki. mehed on tänulikud sulle selle täpselt, eest. kõik on nii, et täpselt minu mõtted, bro. Oh my god, breakfast food. Vahet pole, mida sa sööd. Täna ma sõin tatart näiteks, väga halb hakkas. Sa sõid breakfastik tatart, eilselt nagu Kulbiga külmkapis. Kiiret putsi, ma pean see kaineks saama. Fucking putsi. Tatar vist aitab, ei aidanud. See heavy, mul hakkas päriselt paha.
Tatar ja kodujuust. No veggies, no fruit, ei. Kuigi minu meelest tatar ei ole breakfast food, kui me peaks. Aga see tegelikult ma hakkasin ütlema, et ei ole, jah. Aga tegelikult ei ole. Eks ma oleks sisse rääkinud ennast, et mul on ikkagi teooria. Aga tatrapuder võiga võib olla, et kui sa selle hästi pehmeks keedad. Tatrapudrul on vahe või? What? Minu meelest, et nagu mina arvan, et kui sul on siuke nagu tatar toidu kõrval juurikat, siis seal pole tatrapuder ju. Ja siis on tatar. Siis on tatar. Aga kui sa teed selle hästi selleks, mida vanasti emsid tegid, et keetsid lihtsalt lõhki selle tatra ja või vahele, siis see on nagu tatrapuder. Okay. Kuradis, ma panen selle kirja, siin saab pikalt vestelda sellest mõnest soolo osast tulevikus. Mu lemps kunagi ei teinud tatraputru, me kuidagi pidime ise vaatama, mis me sööme. Sa tead, et lapsepõlv on olnud rahv, kui sa oled söönud nagu suhkruleiba. Kas sa tead, millest ma räägin? Ma olen suhkrusai, meil oli veid paremini, me sain suhkru valget saia. Suhkruleib või leib, tume leib ja suhkur peale. Ja õhtusöögiks oli mesi. Kas... Yeah. Figure it out! Ma pidin selle muusikaga midagi saavutama. Ma valin kindlasti hästi tasuva ameti emme. Hästi tasuva. Emme, ära muretse. Ma hoolitsen meie naljakas on see, et mu ema on ka muusik ja meelelahutaja, sellepärast me pidimegi niimoodi iga õhtu sõist, Emil, ära hakka. Ei, tegelikult selles mõttes mu õnneks teised õed on nagu headel töökohtadel. Mul õde lõpetas just juura. Äkki saab advokaadiks, on ju? Advokaat peres, nice. Super. Siis üks mu õde on accountant, mis on raamatupidaja. See ka peres, super. Ja siis olen mina. Kes ma olen lihtsalt väga delusional. Living the dream. Living the dream. Ei anna veel alla. Veel mitte, aga mitte, et su õed oleks alla andnud. Mitte, et su õed oleks alla andnud. Jah. Selles mõttes, et väga respekt. Järgmine pereüritus on rough. Vaatasin, sa käisid seal kell 3 päeval joomas. Ja veits tuli kork maha, jah? Okei. Nad on harjunud. Nad teavad juba mind. Aga kas see, nii, ma tean, sa oled minust siis kõvasti noorem, aga kas suhkruleib on ju, aga kas sinu põlvkonnal oli see koogelmoogel oli teema või? Jaa. Mis, toome koogelmoogele tagasi. Täpselt. Ja Oriflame'i. Fuck salmonella, nagu Oriflame ja koogelmoogel. Back at it! 25. Suur launch event. T-särgi relvade bussidega koogelmooglised. Oriflame'iga brändil. Lahe. Näokreem Oriflame'i koogelmoogel. Oota, aga koogelmoogel oligi toores muna. Yeah. Ma ise kunagi tein, ma olin väga väike, mul vanemad tegid, sest et meil ei olnud muud süüa. Ja siis me... Praegu ma ei händliks vist ära, aga... Ma arvasin, see oli ju maitsev, jah. See ei maitsev, sest see on suhkur. Sa võid panna mingi... No, mis see radi... Kliister. Sa võid panna kliistri sisse ka, söödava kliistri sisse suhkrut, see on ka hea. Et see on mingi ollus lihtsalt, mis on nagu... Ja me ei tee selle üldse paremaks ka enda jaoks nagu... Ja sa võid põhimõtteliselt jobi sisse ka suhkrut panna, siis see on ka nagu näm. Piss laieneb. Koogelmoogel. Koogelmoogel. Või on kvissi, kui see ongi soovi jogurt, on jobi. Jah, palun. Tulen brändi näoks. Hei. Ja ei neid seda naiste turgu on ka vaja, kui kuidagi saad, ongi väga mehine kuidagi. Otse purgist. Otse purgist. Lahe. Ja... Pealt jo ära. Pealt joon ära, just. Skinny Piss. Tellisin üleeile endale, mul oli dušikelo otsasand, tellisin Volt Marketist omale. Kristel telligi sulle, ei ostagi ise. Ta on varem, me oleme 9 aastat suhtes olnud ja ma tunnen, et nüüd mul hakkab veits pohhui. Millest? Alguses ma olin ikkagi 9 aastat, ma teesklesin ja ikka käid seal Trade House'is kaasas ja vaatad, 15-eurone lumene dušikeel meestele, pine, fresh pine, peach, mis iganes, miks. Ma võtan selle, mingisugune 200 milline dušikeel, mis läheb 2 squirtiga otsas. Ja siis ma tellisin Volt Marketist omale 500 suure Old Spice'i. 3-in-1 Old Spice'i. 3-in-1, that's good. 7-in-1, jah. Kus juures? See helistab su lapsele ka ise. Jaa. Ja ehk siis täna Kristel nägi seda, ta läks duši alla ja siis kõrb, Old Spice! Karjus duši, pani tõed. Mattias!
mis see on siis? Ja siis meil on see nali, et see on nii rõlge lõhnaga. See on täpselt see men. See 3-in-1 men lebra ja siis palusin ta nuusutada ja siis oli küll sest sa pesed, kui sa vahutab retsid, see on nagu nii keemiline, aga sa saad nii palju selle eest ja siis saidki aru, et nagu nahvu me valetan endale ja me mingid kuradi Eesti ökobrände, mis on mingisugused kasetohust ja kohvipurust tehtud dušikeel, mis ei lähe vahtu ka ja siis perse vahel pärast mind kohvipuru täis. Thanks, ma ei ole puhas ka, ma olen ebamugav, ma ei saa jalutada ka. Tooge mulle see Old Spice poole liitrine. Aga kas see on mingi red flag, kui sa ütleme, ma ei tea sinu standardeid, ärkad mingi kuti juures, lähed hommikul ja näed seal Old Spice'i nagu üks tutu Old Spice'i lihtsalt. Kusjuures see oleks suurem red flag, kui ongi mingi kallis, mingi veider bränd, millest ma ei ole kuulnud. See on nagu suurem red flag, sest millega sa tegeled nagu? Kus sa käid? Liiga palju aega on üle või mis me teeme? Või kes sulle näitas seda pidi mingi Biff näitama? Ta on eksi kingitud pudel alles veel. Alles veel. Ja täidab seda Old Spice'i. Sahtel on hea mahuti ju. Siia saab valata seda. Hea see. See industrial kott, seda pesuainet lihtsalt valab sinna. Tilga topsida. Old Spice ongi industrial, sellega saabki kõike teha. Sa saad rooste ka sellega maha nühkida kusagilt. Aga kusjuures need 7-in-1 ja sellised dušikeelid ei ole üldse arvad, ma ise ka vahel ostan. Üks spetsiifiline on, millega saab literali hambaid ka pesta, see on nagu kirjas seal, nagu sa võid hambaid pesta sellega. See on nagu, aga see on ülihea, sest et ta on hästi selline piparmündine ja ta teeb kõik sainussed nagu lõõrid teeb lahti, kui sa seda kasutad. Ülihea. Aga oled sa vaadanud sisse ka, seal on mitu küüliku beebid seal on? Koogel, midagi sellist, ma ei tea. Wow, see on heviskvert, mis me teeme? Tõesti vales kohas. Sihi nüüd. Jah. Nii? Ütlen naistele ka tihti, kuule vales kohas tuleb praegu. Sulle, oli tuttav kohe selline asi. No nii. See tuli jah, okei. Ja, et kui ma jah, nagu mingi kuti juures ärkan hommikul, siis tahtsid seda teemat arutada. See on esimene red flag. Siis see on Emily, you did it again. You did it again, it happened again. Ei, siis high five endale. Aga mis värk sellega on, et iga kord, kui juhtub niimoodi olema, et ma nagu siis jõuan. Kord nädalas. Jah, kui läheb hästi. Siis kutid alati panevad selle ühe kindla Fred Again boiler room'i seti ja siis nad näitavad mulle seda like they did something here. Vaata, ta on päriselt laivis teeb. Kusjuures. Ta on tegelikult päris hea perkussionist. Ta on päris DJ. Ma olen nagu, kas ma olen uuesti, ma elan mingis... Sa oled jälle Writers Campis. Jälle ma näen seda. Ja siis nad arvavad, et nad teevad midagi sellega ja siis I know a thing or two about music. Nad on fanboyd, neil on nii, et mis ma panen, mis nendele eitedele meeldib, aga see on ju Emily J on see. Talle peab impressima peab. Ja teda peab impressima midagi eriti, aga kes see oli? Fucking Juss again, ei, oota. Juss again. Kes see oli? Miks on nii sita? Jaa, bibivimpa. God damn it. Ükskord oli niimoodi, et ma olin veits aega tagasi ühe kutiga seebisin. Ja siis ta oli veits üge hipster. Ja I was so down bad for him. Linased püksid ja ei pese. Ja ta elas maal. Talle meeldis vabal ajal, meeldiski nagu puid lõhkuda ja nagu käis metsas. Kindlasti mitte. Ühesõnaga, oli üks kutt ja siis chillisime tema juures üks hetk ja siis oli siuke mõnus õhtu, tegime kaminasse tule ja siis ta oli siuke hipster on ja ta oli siuke meeldis nagu psühhideelikum võtta ja natuke selline vaata. Yeah. Oli nagu väga intsu, ja siis oli nagu mõnus õhtu. Jääme mingi teed kamine ja see muidugi see oli mingi veider spetsiifiline tee mingi kusagilt up north Soome kusagilt metsast kindlast kohast üles kasvatatud ja Eestisse. Ja see sai ainult ühest kindlast vanalinna poest. Mingi siuke, ma ei tea, mis ma nägin temas ühesõnaga.
ja siis ta oli ka üks hetk mingi, et kuule, ma tahan sul ühte albumit lasta. Ja ma olin üli elevil ja paningi I know a thing or two about music, mängi mulle muidu, vaata, pane hullu. Ja siis ma oleks pidanud seda teadma ja siis see oligi terve album, 45 minutit oli mediteerimise muusikat, ainult instrumentaal. Aga ma olin nii into him ka, ma kuulasin seda, oli mingi ja, ülikõva, vaata. Ja siis ta ise oli ka, mis sellest trackist arvad, see oli sama track. Täpselt. See oli rough ja ma elasin üle see 45 minutit. Aga ta ise oli siis full seene läinud juba ammu? Või mis ta sinna tee sisse pani? See tee. Ta oli väga intuit ja siis jah, ma olin ka. Ma pidin olema. See oli lihtsalt nii armas, et arvasid, et siit tuleb nüüd. No vähemalt see oli see, et see oli makes sense on ju see album mingis mõttes. Aga kui oleks olnud mingisugune Brainstormi 2001 album või midagi. Hey, at that point. Pane mulle see taruude. Pane mulle Jaanus Saksa dekaad, pohhui türa. Palun. Ma ühte pibivimpat vaja siia täiesti. Kuidas tuli selle peale? Tegelikult see on actually genius. See on mega hea, kõik meemitav muss on see treigisüsteem, et sa pead iga tracki tegema või videos mingi asja tegema, liigutuse või kaadri või raimi, et sellest tuleks meem. Siiamaani Drake on meemis. Kui su ema teeb meeme. Kui su ema teeb meeme. That's what I call meme. That's what I call meme. No, that's what I call meme. Facebooki meemid, love it. Ja, Minionite omad on head. Ja ei, enam ei ole Minion. Kalja, nüüd on AI. AI. Ema saadab mulle, tal on väike see pug, mops. Ta on terve feed, on mingi AI mopse täis. Jälle nad on kusagil... Seiklust. Sama. Ta on vaata, kuhu mu lemmik mops täna reisib kusagil Tais. Ja neid on 5 tükki 5 peaga. Mis toimub, ema? Ta on Tai reisil mopsiga, mopsil on järsku pilu silmad. Okay. Veits veider prompt, see on väga spetsiifiline. Väga spetsiifiline prompt. Make look like... iga kontingent, iga iga maailma osaga. Läheb sinna lavvi, siis on... Ei, aga emad on into that shit väga, AI on väga teemas neile. Aga see on hirmus ka, sest mu emps saatis reaalselt perechatti mingi hetk. Siis kui oli Hispaanias, olid mingid üleöötused, ta saatis reaalselt AI-ga tehtud video, kus mingid tänavad sõidavad veega ja mingid umbes kirikud kukuvad ja ütles, et mu õde oli täpselt seal Hispaanias sellel ajal, loodame, et teieni ei jõua, onju. Siis mul oli ka nii, et ma võtsin enda peale, et emps kahjuks on see AI, onju, ja siis emps oli ka nii, et ilgelt piinlikult tundis ennast, siis ma nii kardan seda, see on nii veider, aga kuna nad said täpselt selle, et uudistes oli ka, et seal on üleujutused ja siis AI video, mis forseerib, et see on täielik fucking laviin vett, onju. Ja siis sagad sinna, tütar seal. Ja see on väga hirmus. Ja nüüd on need helistajad ka ja ma kuulsin just mingid häkkerite, mingid insideri videot nägin. Et vahel on see, et helistatakse su empsile või vanaemale ja midagi väga ei räägita, midagi ei pakuta. Nad tahavad lihtsalt, et ta piisavalt kaua räägiks, et saaks genereerida selle hääle, mis on nii loll. Et kui sa reaalselt peale ei käi pikalt, siis sa saad juba minuti teksti sellelt inimeselt ja siis sealt saad ehitada selle tema hääle. They're getting good. Hey, don't give me ideas. Don't give me ideas. Hey, this is Emily J. Hey. I've been in an accident. Tegelikult see võits hirmus, kuidas nad vaata neid artistide hääli ka saavad lihtsalt võtta ja aga see on ju artistina kõige suurem sinu mingi asi, millel on väärtus. Ja siis nad lihtsalt võtavad ja teevad. Putsis on. Ühesõnaga putsis on, selle me oleme nüüd ära lahendanud. AI toob maailma lõpu. Ja lahe. Ma nägin ühte TikToki, kus üks naine suurte silmadega teeb minu meelest väga head sisu, kus ta räägib nendest ikkidest, mis meestel on. Ja siis tema see pihv, kellel on hästi pikad ripsmed. Jah, vist. Ja siis tal oli üks see, mille peal ma kordagi ei tulnud, on see, et kui mina istun kõrvalistmel autos ja mees on roolis ja küsib mult, et ma aitaks teda juhistega, kuidas jõuda kuhugi et võta kokku ennast, sul on või sees. Jah, et võta kokku, siis ma tahan kogu aeg vahel Krissult küsin, et kuidas me siis saad sa panna oma veisi sisse, ma arvasin, et siit saab, aga siin on praegu teetööd on siin, et äkki sa saad panna selle, et kus ma paremini saaks, siis ta on ka veits mul oli elufeed just ees. Ta valib Spotify's muusikat praegu, tal ei ole aega sul Waze'i vaadata. Sa peaksid tegema seda ise.
roolis ja sa otsid välja selle kaardi or whatever. Ja sa pead sõitma samal ajal. Ei ole kerge see mehe elu. Aga mis siis üldse... Sai meesfänne juurde. Mis siis üldse green flagid on? Mis nagu head asjad siis on, mis üldse mehed võivad teha üldse? See on ka... Tead, ei tulegi siin praegu. Kõik häirib. Kõik jah, häirib tegelikult. Üks eile nägin seivisin ära, pole veel vaadanud koos Kristeliga, aga üks naine ütles lihtsalt tõsiselt, ütles kaamerasse, et sa saad ikka aru, et sulle peaks su elukaasline meeldima. Kas sa saad aru? Saad aru, et see mees tegelikult peaks sulle meeldima. Ja siis nagu täpselt see reality check, jah. Sest hästi palju vaatad oma mingi vanemate pealt või vanemapõlvkonna pealt. Miks te üldse koos olete? Reaalselt. Nagu lihtsalt siuke, et käib kogu aeg. See on lahe tegelikult. Sellepärast on ongi koos, et ei oleks kedagi, kelle peale. Või äkki see on show, et kui lapsed külla tulevad. Siis on nagu nii, et tavai. Ma seekord löön näkku sind. Vaatame, mis nad teevad. Vaatame, kas pojad sekkuvad. See ongi show. Let's fucking go. Ems on ka. Low key lahe. Ja, let's do it. Tavai. Okei, hea idee täna. Ja ma löön sind panniga vastu. See on just palju ägedam kui mingi front, et me oleme nüüd hästi õnnelikud ja me lihtsalt tahame enda laste perception of arvastuse ära rikkuda. Just, sest et mis see teine pool oleks, siis näed oma vanemaid tatti paneme see jõululauas või? Et see on siis parem või? Jah, see on siis parem. Palun karjage üksteise peale. Panniga näkku, jalaga perse. Mida koomilisem, seda parem. Jah, te olete tsirkus. Jumala hea oleks. Okei. Nice. Sa võid jälle ükusele? Ei, meil ei pea. Ma arvan, I push it through. Push it through. Mis sa ütlesid? Põiskortsu midagi sellist või? Põiskortsu, jah. Ma ei tea, kui sellise laini dropiks nagu kusagil stutis testis. Sorry, kutid. Kohe träkin need vokid, aga ma panen põiekortsu korra. Oh my god. Või on veits renni soristama. Let's go. Aga kas Kristel on sind kutsunud mingisse sessi ka kunagi kaasa või? Ei, sinna ei lase seda meest. Ei, me oleme aru saanud, ma ei võta liiga tõsiselt seda. Me tegime kunagi vennaga ja Tigraniga seda Multinektar poisi projekti, kus me mõtlesime, et me teeme nagu meelega sellist veidi ilast muusikat. Mis see tähendab? Et lihtsad lahendused, lüürikad, mingid essad mõtted kohe kirja. Okay. Et see oli siuke, hiljem saimegi aru, miks see populaarseks ei läinud, oli see, et see oli liiga... See ei olnud otseselt nali, vaid see oli meie jaoks naljakas, et me nii lihtsalt kuidagi teeme mingi conceptual ja siuke, et veidi naerame siukest odavat mussi või. Aga publik arvas, et... Publiku jaoks see võib-olla ei olnud piisavalt nagu ülepiiri või piisavalt naljakas või piisavalt laban. Ja siis seal me saime aru, et kirjutasin mingid lollid lood, enda jaoks lollid, ja siis kuuled mingid suure artisti uut singlit ja see on nii, et nad teevad täpselt samamoodi. Et nagu ei näinudki vahet, et okei, mingid Kuust laulab samamoodi, nagu meil oli pool naljaga tehtud, et see on hea paralleel rääkida Kuust ja päikesest. See ei olnud Padari kohta. See oli hea paralleel. Faktane päev, by the way. Muide. See oli intro lihtsalt, kogu me jutt oli intro selle kohani. By the way. Jah. Ja tänane teine külaline on Tanel Padar. By the way, Nightmare... Blunt Rotation. Tanel Padar. Silvia Ilves, ma ei tea. Kes see? Karl Madis. Samas. Tal oleks jutt rääkida. Tal oleks noori naisi kaasas veits. Nagu, mitte ainult temal. Ja täpselt. Seal on üks vend veel. Pidu näha. Pidu oleks kohe kuulim. Sellepärast ma mõtlegi, et Dream. Blunt Rotation. Venno Loosar siis ka. Võtame kõik kampa. At this point. All goes. Võib-olla, jah. Ma olen liiga vana nende jaoks, aga võib-olla ongi hea. Kas... Ühesõnaga, sa ei käi Kristeliga sessis? Ei. Ma ei ole tegelikult seda nii-öelda Ableton Live'i võtnud, mis 5 aastat lahti mul on tüll. Kräkkisid või? Ei, mul oli original olemas. Ossin isegi. Ma võtsin tõsiselt. Nüüd sa oled Abletoni ka, ei? Abletoni ka, aga... Ja mul on isegi Kristel kinkis mulle seal Push 2 ka, mida kordagi ei katsunud põhimõtteliselt, sest seal oli nii, et nagu see on pigem laivi jaoks vist või nagu, et sa pead midagi, mida ma krutin siin nagu. Ja siis alati, iga kord, kui mul tekkis nagu see, et mul oleks vist seda tehnika vidinat vaja, siis üks eriti hea siuke, kes tõi alati mu enda peas selle plaani nagu
rikkus heas mõttes ära, oli Joosep Järvesaar, sest et tema on lihtsalt, ta on põhimõtteliselt Essad mingid hitid tegi vist selle mingi väga vana M-audio USB kaardi peal. Ja siis võitis selle ema, selle oli Snoop Dogiga oli lahe. Ta tegi hästi pikalt seda, et tal oli mingid pohhuid kõllid, pohhu helikaart, lihtsalt läbakas nagu mingi krutib asjad paika hitt ja siis saad aru, et see on kõik mingi suitsukatelist ja nagu mingi asendustegevus on see, et ei, mul on seda analoogmikserit vaja, siis on muss parem. Siis on parem, jah. Mul on pushi vaja, et seda trigerdada neid sampleid kindlalt ja sa oled fucking hiirega tehtud, see sisu loeb nagu fuck off. Sisu loeb, mida sa teed. Splice. Jah, korra tead Freedega endale. Hey, let's go. Ma Littarani nägin mingid storid, kus ta sõitis kuhugi Peetvetersiga ja nad olid back of the bus, reaalselt rekkisid kitarre. Nice. Super, good for them. Ja eile oli kartuuni set, oli T3-s. Ja siis ta oli vist oma selja ära. Ta istus tooli peal DJ pult. Jaa, ma nägin eile, ta oli mul Fatherhood is rough. Ta ei avaldanud mulle, miks ta selja ära tõmbas, aga ma nägin teda eile. Ära ütle. Ma ka tean tegelikult, ma tuli meelde. Kuidas ma juba pean põie kortsu panema jälle? Ja, pane sa põis nii kortsu, pane hullu. Ei, ma lihtsalt käisin poolteist nädalat tagasi käisime Miikali podcastis vennaga koos, kus ma lahendasin nagu 3 seda ära ja ma ei pidanud kordagi käima. Kas seal on mingi seos, et kui mul pohmell on, siis on mingi ainevahetus kiirem äkki või? Vedeliku ju viib välja ei või? Jah, sest et siis mul ei olnud pohmelli. Ja see on hea lukk. See, et ma nii hoian. Hoia nii, väga hea. Make you look young. Aga kusjuures see on... Oota, sa ei ole Abletoni lahti võtnud veel? Me ei ole... Vist ei ole 5 aastat. See on Green Flag. Nii, esimene. Green Flag alert. Kui produl on... Ma ei tea, tegelikult ei ole vahet, obviously. Aga iga kord, kui ma lähen sessi uue produga tegema ja ma näen, et ta on Ableton, mul on veits relief. On jah? Okei, ei ole see... No Logic, ei pange hullu, ma ei tea, kuri Reaper, Cubase, kõik sellised. Propeller, Head Reason. Ja ma olen industries, ma tean asju. Fruit Loops. Siis... Fruity Loops. Ja see on putsis. Vaata, kui produtsendil on Fruity Loops sees, ta teeb teist päeva produ. Tegelikult ei ole. GarageBand on ka parem at that point. Ei, sa oled produtsent, sul Fruity Loops. Aga kas ma eksin praegu? Ei, kui on Fruity Loops sees, ma tean, et me ei saa siit mitte midagi teha. Aga minust räpitüüpide, kas Kaspar ei tee või 372? Ei, tegelikult räpis on jah, sest seal on hea trumm sättida selles FL Studios. Sellepärast ma mõistan, aga kui me tahame siin nagu pärisest, okei, näli. Pärisest seda, siis on Abletoni vaja. Ma käin... Ma tead, hea... This is my future, man. On ju? Iga 30 minuti tagant kortsu tõmba. Või kas see käib mingi muu põhjusel? Pomell on, heavy pomell on. Toplaine! Aga kõik pikad formaadid algavad sellest, et peab olema algus, keskpaik, lõpp. See käib sul... Jah, David Lynch ütles, et need peavad olema, aga ükskõik mis järjekorras. Me veel vaatame, mis järjekorras. Okay. Aga see tähendab ka seda, et peabki olema 2 pausi vahel, et saaks olla algus, keskpaik ja lõpp. Ja sa oled seda enda jaoks niimoodi aretanud. Praegu tulin selle peale. Muidugi, jah, pane hullu. Ja ka selle pausi toob teieni seesama piss mullivesi. Piss. Paus läbi. Järsku. Cut. Järsku. Outfit change. Kui sa siin täis ennast, nüüd on külm. Kuna sa oled olnud pohmellipäeva soolo-osade kuulaja ka väidetavalt või siis sa ühte kuulasid ja siis valetasid mulle? Kindlalt. Siis ma mõtlesin, et sa, jah, sulle meeldida, nagu selles suhtes. Ma tean, kes sa oled. Ma tean. Sul on väga tore asi, mis sa teed. Väga lahe. Et ma mõtlesin, et ma vaataks, viskan õhku paar teemat, mis ma olen pannud kirja nii-öelda soolo-osade jaoks, millest ma oleks plaaninud jäppida. Sul on notepad. Mul on väiksed notesid, ma vist pole sellest teinud saladust, et see kõik mul puusalt tuleb ikka nädala peale, kui tuleb mingi mõte, siis paned kirja ja
siis mõtlesin, et äkki ma näitan. Näita muidugi. Mul on ka notepad. Mul on üks kehakarvad ajasin ära. Okay. Ja et iga mees peaks seda proovima, ma vist jäängi ajama. On siin pool tundi juttu. Ei, ma ühe klipi jaoks, jälle contenti jaoks, sponsored klipi jaoks, ma ajasin reaalselt nagu siit kõik nagu kehakarvad ära. Okay. Nagu, ja Essa efekt oli täielik šokk, nagu sa näed nagu mingit beebi keha lihtsalt. Ja. See meenutab mul, kas sa Nathan Fielderis seda rehearsalit oled näinud juba või? Sul ei meeldi? Mulle ei meeldi, ma ei suuda cringe'i vaadata nagu. See on cringe ajaks või? Ei, nagu kui on teistel ebamugav ja see on selline fake olukord, siis mul on see, et sul tuleb see tunne sisse, sa ei suuda. Ma ei suutnud seda võsapetsi ka vaadata veits, sest et see on ka veits see, et nagu mis me teeme, me ju naerame veits teiste inimeste üle ja siis saadki aru, et mul on see ongi hea. See on hea sisuna. Jah, see on kvaliteet, content. Ma vist olen mingit klippi või meemi näinud, kes ta ajas seal täitsa puhtaks ennast. Vaat seda, ei, sa ei vaata seda. Aga seal oli samamoodi, ta oli nagu, ta tegigi beebiks ennast for some reason ja siis see mul pilt tuli kohe ette. Ma et sa võiksid seda proovida. Oota, aga mille jaoks sa pidid maha? Philips One Blade 360 klipi jaoks. Oota, vai. Et kui miski on odavalt ostetav, siis see on minu sotsmeediakontod. Jaa. Teeme diili. Meil on, kirjutage meili peale. Sa võite mulle ka panna tegelikult. Mul on vaja varsti uut muusikavideot hakata. Millest sa pärast räägid, et türa ma panin 3 kilo siin. Ei, see on rets. See on actually rets. Aga mul oli kunagi, ma proovisin bitti ka selle kohta, et kõige ebaausam asi minu meelest on Eesti Laulu see süsteem, mis Normeti ajal ei olnud seda nõuet, et kõik teeks musavideo. Ja nüüd see on nagu, see on nii ebaaus, sest et see on see, et tehke midagi, sa ei taha sitta ka veits teha. Aeg on 2 nädalat. Ja siis on see, et kõik lähevad mingi full anumismoodi põlvili Red Bulli ees on ju, või mingis iganes brändi ees või Monster Energy või Dynamit või teine või Starter vist on ju, et mitte ja siis lõpuks ongi see, et mul on vaja seda 5 kilo, sest et ma tahan seda mu vaimu silmas nagu on see kaader, et ma kukun katuselt alla, aga siis ma kukun tegelikult vette hoopis. Mingi transition, see on Jaagup Tuisub musavideo pealt. Ma kukun otse pätterijooki. Pätterijooki. Ei, aga nii ongi. Aga neil brändidel on juba ammu mingid eelarved kinnitatud ja neil sealt tuleb suhteliselt. Ei. Ja siis, no et... See on nii, jah. Et ma väga igatsen neid aegu, kui oli saade nimega 7 vaprat. Ma ei tea, kas sa mäletad seda. Vanasti, tead, siis kui veel Eesti vaba ei olnud. Rubla ajal. Vene ajal oli saade Eesti vaprat, 7 vaprat ja siis seal olid musavideod reaalselt siuksed, Sven Lõhmus tegi ka neid sellel ajal juba. Et nagu, et küsitakse, et tahad pa tantsutüdrukuid omale videosse, on ju. Siis tantsutüdruk küsib, et palju kaua läheb võttega, siis küsib telefonis, vaata, kui pikk meil laul on, teed lihtsalt 1 tuubliga ära ja siis 3 mintsaga video olemas, lähme liigume edasi multikämmiga lihtsalt. Praegu on see, et nagu 3 päeva kuskilt, kus me selle fucking basseini saame, Jaagup Tuist tahab selge eest vette kukkuda. Me ei taha dünamiiti täis panna seda, me peame toiduvärviga kuidagi lahendama seda, oota. Ja siis on see, et poolfinaalis. Ja siis... Ja keegi ei vaata. Ja videos ei vaata keegi, aga see... Normet vist rääkis, see on selle jaoks, et see on Eurovisiooni tingimus, et kui keegi võidab, siis neil on mingi content, mida näidata intro ajal umbes. Või nagu promomaterjalides või midagi. Sest et umbes... Et umbes, et nad ei taha seda telemaja stutsis filmitud esitust kasutada, nad tahavad midagi teist nagu. Aga raha ei anta ja siis on nalja teed. Ise vaadake. Minge anuma kusagilt. Ei, see ongi muusiku elu suuresti. Palun toetage. Palun pange like ja igal moel. Mulle meeldivad mu lemmikud TikToki videod ongi need, kus muusikud on täiesti nagu breakdowni järel, nii et nagu mida fuck tegema peal. Kas nagu Tom York pidi kunagi fucking oma, nüüd mul tuleb bändi nimi meelde, Radioheadi ajal, kas Radiohead nagu nad ei pidanud kordagi mingisugust koduvideo fucking sitta ajama. Ma olen nii paljude muusikutega seda rääkinud, see tuleb alati mingi sessis ka esimese asjana teemaks, et A&R on jälle mingi, kuule sul socials nagu võiks paremad olla, et muidu track on ka nagu kõva ja nii, aga socials... Aga mis see A&R oligi? A&R on vist short for artist and repertoire. Okay. Ta on jah nagu see, kes siis neid artiste kuidagi
ma ei tea, kõik küsivad ka ainult igast asju, ma ei oska kunagi vastata, ma olen nii närvi ja siis ma tunnen üli incompetent ennast nagu ma ei teaks ebakompetentsena. Aitäh teile. Meil on ikkagi pensionärid. Vabandust, ma teadsin, et see tuleb teemaks. Minu see kartuunitüübid hammustasid läbi jumala hästi kogemata, neil vist üks läks mega vairaliks klipp ja nüüd neil on valem nagu olemas, et lihtsalt vaat see üks kaader, see üks kaader, mis nad praegu teevad sotsmeedias, et üks kaader neist on Hugo Jões ja siis mingi tekst peal lihtsalt. Ja põhimõtteliselt nad saavad teha ühe mingi Riders Campi ajal mingi 100 tükki neid ära. See on nende strateegia. Sest vaata elavad ju eraldi. Hugo elab kusagil, ma ei tea, kus ta nüüd elab. Aga jah, saavad kokku vaata ja siis terve päeva teevad seal. Üks on sotsmeediapäev. Sotsmeediapäev, content day. Jumal õige. Ei, nad panevad hullu, jah. Aga üks neil läks väga vairaliks see sama Onenooniga, sest jah, paniki nagu selle nostalgia peale. No one in this store. Viinalis tegi sama ka. Ma ei tea, kumb enne tegi. Jah, kumb enne tegi. Kes see... Teab. Kes see... Ma olen iga kord, kui ma olen teinud neid pissipause, siis ma olen saanud aru, et ma olen üllatavalt kiirelt jäänud nagu... nagu siukse purjususe poole. Ma isegi, mul ei ole nagu keel sõlmes ja midagi ja ma tegelikult olen suht vähe joonud enda kohta, aga ma ei tea, mis toimub. Mis on sinu tavaline õhtu? Mingi 4, kunagi oli 4 või 5 topeltviskit ja siis ma olengi arvutanud üle, et see on 400 milliliitrit viskit. Jesus Christ! Ehk siis peaaegu üksi poolene pudel. I have a long way to go. Long way to go. Et põhimõtteliselt seda maksa on kasutatud märklauana väga kaua, seal karjääri ääres. Ja keegi võtab perska seda. Oota, aga sa käid vist mingit padelit mängib, see on pädel või? Mis värk selle? Miks kõik seda mängivad? Sest see on pool sport. See on nagu läheb sinna alla, kus on piljard ja darts ja noolemäng ja keegel. Sest et see on nagu, sa pead suht hästi ja intensiivselt mängima, et sa saaks higiseks. Aga kui sa tegelikult on 4. gäng, kes keegi väga mängida ei oska, siis see tundub nagu sa teed sporti. Aga see tegelikult oli nagu... Tegelikult story panna pärast, sõpradega täna oleme nii tublid. Aga siis pooled nendest inimest, kes käivad kõksimast, neile tekib see nagu, võtame trenni, võtame treeneri, ja siis näed kõrvalt neid päris mängijaid, siis on need nagu, ma Paalil sain ka paar mängu teha, mingit kogemata punktidega sattusin mingite suht väga kõrge tasemega mängijad, minu jaoks kõrge tasemega mängijatega ühte game'i ja siis saad aru, et tulete kogu aeg jooksete või? Mul on kops koos nagu mingi... Sa ei harjunud sellega? Ma olen pigem see, et nagu see on strateegiamäng ja siis... Jesus, mõtlesin, see on mingi uus discgolfi midagi. Jah, see on ka jah, paralleel, et on veidi siuke... kõik ütlevad, et see on põlvedele parem kui tavaline tennis, sest tennises nagu sa rahvid oma keha rohkem, aga... Peab selle peal mõtlema juba, et mis on põlvedele parem, see on rough. See tuleb. Sa jõid eile pool liitrit viskit ja nüüd sa oled nagu mu põlved. Ma ei tea, millest, aga mu kondid on kuidagi nagu haprad. Ma ei tea. See on Joss DJ puldi taga tooli peal. It's rough. Ma ütlesin talle, et tehku ratastoolis, et nendel on tänava keika äkki ta teeb. Jah, äkki tõesti. Aga see on ka siuke, et... Ma ei tea. Nii, davai, üks teema veel. Me kehakarvadest rääkisin väga vähe. Igades ma arvasin, ma jäängi ajama. Ei, me võime seda veel aretada. Ma sain aru, et me täna tutvusime alles, et võib-olla pole vaja. Maybe next time. Võib-olla. Siis mul on see, et unemaski miinus, mul on see uneapne masin, on ju. Olen kuulnud. Mega hot, on ju. Õnneks, kui mul oli kunagi sul on pilti sellega või? Ekraanile? Jah. Fuck, ära tee. Oota, aga sul on siin ekraan, see ei ole see podcast või? Ma ei viitsi. Kunagi ma sättisin nii, et mul on kõik see tehnika olemas, et saaks teha laivis nii, et keegi oleks seal ja siis ütleb, et hei, Jamie, Google'i seda. Nagu päris podcastides vaata. Ma ei viitsi. Aga siis ma mingi hetk sain aru, et äkki see on nagu külalisele veider, kui ainult mina olen, vaata. Äkki, mis mõttes? No vahel on see, et sa oled nagu... see on? See võib olla Joosepist. Kas see ongi uneapp? See samas see sinine siin. Ma arvan, et see võib olla jäänud isegi ühest äkki Joosepist või Kristelist. Äkki see on see, vaata,
sa ise ka ei tea? Mida, jah, see ei ole minu oma, äkki see on see, mida Sal Saller ka kasutab, vaata mõne kõrrega puhud vett enne keikat, et teed mingi häälepaela lahti või midagi. Nagu tunnen, nagu ma peaks seda teadma, aga esimest korda näen. Ja mul on, ma olen Vosol. Jah, mis asi? Vosol. Mis see on? See. Ma mõtlesin, see oli sul loseng mingi. Loseng. Jah, see veibi... Jah, nii. Unemask veip, Sama asi põhimõtteliselt. Oota, aga mis värk sul selle unemaskiga on? Ma vaatasin Noteselist, unemaskil on see, et mul ei ole kunagi hommikul seda hotti veidi ära maganud soengut. Mul on kogu aeg mingisugune rihm on siin olnud niimoodi, teinud juuksed siukseks, siis on taga üks teine rihm, mis on teinud niimoodi. Ja 9 aastat. Ja siis lõpuks on nii, et ärkad mingi siukse soenguga. Ja sa nagu reisid ka sellega, on ju? Sa pead? Mul on travel, on aru saada, et Bad hair day täna, kaljad. Ja siis on nagu siuke, iga hommik siuke mingi... Aga mul on ka see, stutis vaata, samamoodi. Vaata meil kõigil enda oma. No nüüd ma tegin soengusest. Igatahes... Soenguks. Ja siis pole ime, et kuradi eidet kuradi hommikul kätte ei anna, kui mul siukesed... Ongi noh. Tere. Pea Intseli podcasti. Ma olen vaadanud statistikat, 75% kutid, nii et me peame veidi seda juttu ka. Tähendab, ei ole Intselit olemas, te olete kõik normaalselt, ma ei tea. Kõik on väga okei. Mis te pissiga veel plaanite teha? Ma vaatan, et te läheb väga hästi. Jah, meil on plaan laieneda, meil on plaan teha maitseid. Jogurtpiss. maitsestamata jobi ja siis tuleb pärast. Aga võiks, kas nagu keeleinspektsioon oleks sellega mingi okei? Ma ei teagi. Meil on veel sellega on probleem või? Sellega on ka, et ta ei ole meil nii-öelda official nagu. Ta ei ole meil nii-öelda ma ei räägi. Ärisaladused ma ei räägi. Okay. Shit got serious. Ei, ära jaga. Emily, ära kuradi. Uuri, ära türa uuri. Mul on ka vaja joogi brändi diili. Kohe. Aha. Mis sulle meeldib? Tee lihtsalt see. Kas sulle ei ole pakutud seda Heavenlit? Õnneks mitte. Ja nüüd see rung läks ka. Lahe. Ma ei tea pärast seda enam. Ma ei tea. Aga see on huvitav tegelikult, sest et hästi paljud on rääkinud, et ala TikTokis ka ma ei ütleks, et mu sisu oleks nagu üli safe, eriti muusikuna on ju, et ma ikkagi panen seal, üks mu sisu oli selline top 5 lemmiksõimu sõna / fraasi, kus ma oligi number 5, Tao Vihko. Number 4. Imemoment. Mingid süksed asjad nagu. N-bomb oli ka kuskil. Top 1. Ja siis ma arvasin, et see kuidagi nagu võtab võimalusi vähemaks, aga tegelikult üldse ei ole olnud. Minu teada vähemalt. See on autentne, Emily. See on autentsus. Ja sellel on oma väärtus. Nad tahavadki seda näha. 1000 inimesed tahavad seda näha. Nad lihtsalt, neil pole aimugi, et sa mussiga teed. Täpselt. Ja nii see käib. See nii käib. Ma kaevasin natuke võib-olla augu ja endale sellega. Ei, see on suva, sest et lihtsalt see on su enda jaoks tüütu, sest mul on siiamaani inimesed, kes ei tea, et ma nagu stand-upiga alustasin tegelikult. Kõik on nagu, sa oled ju see näitleja nagu, või nagu mingi see juustu tüüp, et hästi vähe. See on ikka veel küljes sul või? Vahel, kui ma näen sellist 50-aastast fänni, siis see oli päris hea, mis sa tegid. Facebookis läks vairaliks, lahe. Ei, okei. Ei, siis on teada, siis ma ei saa ka kakkuma emmest lahti mitte kunagi. Lahe. Ei, sa mingi hetk saadki aru, et kui kiirelt aeg läheb, nagu sa mõtled, et vaata mingid inimesed, mingid inimesed, keda sa oled, fänn on nagu mingid, umbes ala mingi USA tüübid, mingid Brad Pittid ja DiCapriod või midagi. Siis saad aru, et ma olen ju terve see aeg ka elus on 20 aastat. Need tüübid on teinud mingisugune 20 filmi samal ajal vanaks jäänud, hallid, Brad Pitt on hall. Ja siis oled nii, et nagu, see ei ole enam see, et põhimõtteliselt näed, kuidas su iidolid vananevad ja see nagu teeb nagu, ise ma olen ka varsti 40. Brad Pitt on su iidol nagu. Meil on lihtsalt nii sarnane nägu, et nagu mul on põhimõtteliselt, ma peeglit kodus pole, ma panen Brad Pitti plakat lihtsalt, ma vaatan sealt näo üle hommikul. Kristeli jaoks ka, jah. See selle Old Spice'iga pesen keha üle. Ja. Nice. Ja siis teen all right, tõesti vale referents.
kõik on vale. Ei, kas su You Used To oligi bänger? Ma olin 10 aasta, ma olin nagu jaa. That shit right here. Täpselt see. See oli hea. See oli hea opportunity. Et hea, et seda võtsid selle... Ja sealt kõik alguse saigi. Sealt oligi mina ja Ensu Gustav, arvan, tegimegi Eesti. Ensu Gustav. Lihtsalt tema oli laps siis, aga põhimõtteliselt meie alustasimegi. Täpselt. Kõik klassikaaslased ja koolivõnnad. Aga mis sa enne seda tegid? Monteerisid või? Monteerisin. Siiamaani mondin, kui on vahel vaja, kui keegi pakub mingit põnevat asja. Või kui raha on täiesti otsas. Oleme ausad. Kui raha on täiesti otsas. Jah, kui Tanel Padariga katti näete mul, siis mul oli ka näppuda lippu. Koovraite Emili. Palusid sulgudesse panna kreditsi lõppu, me ei olnud samas ruumis koos. Ei, tegelikult see on jah huvitav, et nagu kirjutad kogu aeg ja siis lõpuks ongi niimoodi, et see lugu tuleb ka välja. Et see on nagu huvitav. Näiteks Ketteri looga oli niimoodi. Ja mul läks see täiesti meelest ära nagu, et see uust on sinuga? Aitasin seda kirjutada. Ja siis mul läks endal täiesti meelest ära, et ma seal üldse nagu tegin midagi. Üli äge lugu, kõik on üli super. Ja siis see tuli välja ja siis ma olin nagu, see ka, lahe. Muso EAS jälle, vaatan refreshi. 40 tracki. Aga seda... Blänkisin. Oota, mul oli mingi... Mul on räme blänk terve see aeg. Ma reaalselt, ma võtan iga keharakkuga praegu ennast kokku. See on väga rahv. Aga... See ei ole üldse sinusi. Ma isegi... Türa, ma tahtsin Ketteri looga midagi. Nagu päris küsimus oli peas. Nagu päris küsimus. Seni on nagu bullshit. Ketteriga seoses. Jah. Nii saad seal, läinud. Ei, see on läinud, see rong on läinud. Aga ma arvan, et peaks jah mingi sessi ikkagi kokku panna. See on kusjuures hästi, ma ise hakkasin nüüd selle tegema. Hästi paljudega vestlus nagu lõpeb ka niimoodi, et kuule, aga prooviks midagi. Võiks midagi teha või? Võiks proovida, ma saadan sulle midagi ära saada. Aga seda on vaja tegelikult, ma olen näinud jälle elukaaslase pealt, et tegelikult on vaja alati seda proaktiivset poolt. Ja kui sa ise ei ole, siis põhimõtteliselt sa vabatahtlikult ja teadlikult kind of jätad lihtsalt juhuse teha kõik. Et äkki keegi, kes on aktiivsem, avastab su ja tahab, mõtleb su peale lakke vaadates. Et sa veidi, ma tean, sest see võtab hästi palju ego on see, et kuule, saame kokku, teeme midagi. Võib-olla on talk shit tuleb, võib-olla on täiesti mõttetu, aga... Ja see on risk oma ette. Aga et nagu mõni inimene ei mõtlegi selle peale, et mis... nüüd hakkan kutsuma, võtta mõnel on lihtsalt see, et nagu tule, teeme, ei tulnud, tule. Ja tegelikult üldse eestlaste mingis, ma ei tea, muusikas, keres väga palju ei ole tegelikult nagu ei tehta koostööd, mis on huvitav. Nii palju, kui ma olen näinud nagu kõrvalt välismaal, et nagu kõik on mingis omas mullis hästi. Ja ma ise samamoodi tegelikult olen nagu mugavustsoonis. Ja ma tahaks ju kõike ise teha ju. Just kui annad krediti ära või mingi... Ja mind ei huvita, mis sa arvad. Nagu ma tean, mis on hea. Ja siis me ei arenegi kuhugi poole. Jah, just. Nagu mis sa teed, siis tekib jälle... Aga Eestis on minu meelest see, kui meil on näinud, et hästi paljud tahavadki olla tegelikult tugevad sooloartistid, et see on paljude meele ühtegi nime ei nimeta meelega, aga paljud tüübid on see, et nad võiks vabalt mingis mõttes, et paralleelina siis see, et nemad oleks sellised, et nad oleks Ketteri lugu või ma jätsin teha, siis pane feat Emily J juurde. Muidu ma ei ole nõus. Hästi palju on seda, jah. Et nagu see on nii mõttetud, kui sul on, just, et kui sul on 4 artisti nime, siis kaobki ära, siis tekibki sellest see kuradi writing campi lugu, kus on kõik sul on mingi beef. Et nagu hästi paljud võiks olla nagu credited producer, writerid lihtsalt. Aga ja et pane see pole sinu koht shine'ida. Ole nagu hea writer, aga mõni hästi palju on seda, et nagu see featuring, see, ma nüüd ütleks selle nime, kellest ma räägin, ja producer tahab videos olla, ta tahab olla, Steven Ilves tahab videos olla. Ta mul igas videos reaalselt. Nõuab see lepingus. Mina käsin talle at this point, ta peab olema. Sa oled osa mu brändist nüüd. See on veider, kui ta ei ole. Aga ma olen ka selle peale palju mõelnud ja hästi palju on küsitud ka, et aga miks, sama küsimust, et
aga sa aitasid ju seda teha, miks su nime vaata juures ei ole. Jah, miks feat ei ole. Mul feat'e liiga palju. See võid olla, sest neid näiteid on nii palju, kes on väga tugevad writerid ja neil lihtsalt tiksub autoriühingult lihtsalt korralik papp. Ja. Kusjuures osadel on nagu, nad isegi ei pane enda seda nii-öelda artisti nime või kellega nad siis figureerivad nagu avalikult, neil on mingid... okei. Neid, seda on ka. Mairo... Ma hakkasin õiget nimed. Mairo Kirss või midagi. Aga kui sa oma nime ei pane, siis see on see ghostwriting või? Aga kui sa ikkagi credititud oled oma päris nimega, siis sa oled lihtsalt co-writer. Aga ghostwriting on siis, kui sa üldse ei saa creditita aga sa oled mingi rahi salaja nagu justkui, et artist ei tohi näidata, et see ei olnud... Jah, nagu buyout'ida saad küll. Jah, et ostad nagu autorluse ka ära, vaata. Tohi, okei. Et sealt sul ka ei tiksu midagi. Aga see oleks ju hea business, kui sul on hea tunnetus hiti peale ja siis tunned, et siin hit ei ole buyout. Anname 10 kilo praegu lihtsalt, see ei tiksu kuskil. Ma võtan siin, mis paari juba saab võtta. Teen arve sulle pärast. Ei, see on küll, jah. Siuke uus asi, mis ma olen hakanud ka tegema, mis on väga olnud siuke uus disruptive, natuke siin on sessiooni tasu. Sest muidu oli niimoodi, et saime kõik kokku ja siis osadel artistidel, ma ei räägi ainult nagu Eesti artistidest välismaal ka, et saame kokku ja siis proovime midagi, vaata. Just. Siis vaatame, mis tuleb ja siis me lihtsalt tiksume, käime söömas, võib-olla rekime midagi Splice'ist, paneme midagi kokku ja siis, aga samas see on nagu minu aeg ja ma nagu, see on minu teenime elatist nagu niimoodi, et siis on siuke, mitte kõikidega, aga paljud kohkuvad ära ka või? Ja, et oot, mis asja, lähe just tutti. Veits on sul ju risk ka, et teete mingi mõtte ära, ütleme, et tema laulab demo sisse, sul pole ühtegi tõestust ka trackide näol, et sa üldse olid seal. Teed väikse arve kuupäevaga, paned juurde, sessi tasu. Sessiooni tasu. I was there. I was there. Equal splits, please. Aga jah, see on siuke, väga ei harrasta seda, ma ikkagi üritan teha nagu sellistega, kes mulle meeldib, kellega meeldib teha. Aga seda on ka, jah. Nii, nüüd ma näitan, et ma olen eeltööd teinud ja kindlalt praegu ei lähe YouTube'i vaatama, mis oli su viimane singel, aga oligi viimaseks. Emily J proovis ja... Good segway. Nii, Emily J viimaseks. Oligi viimaseks. Ma mõtlesin selles mõttes viimane, et ma tegin nagu, sa said aru, et ma ütlesin, et justkui, et rohkem ei tee. Viimane podcast, aga Litter ongi viimaseks, jah. Sellega joppas praegu. Viimaseks sellega õppas, sest et see on ka, ma arvan, palun viimane... minge vaadake. Minge vaadake, ärge ainult pange neid like seal TikTokis. I will never financially recover from this. Toetage Eesti mussi. Palun teid. Täpselt, viimaseks ja seal on, mis minu lemmiklaul oligi, nüüd ma näen. Mis ma pakun? Sest ma olen Basic Bitch ja see on kõrgustes. Päriselt? Ei, mega hokk on see, mega tuus on see minu mõist. Annaks veel on nagu Basic. On jah? Okei. See on nii huvitav, ma nagu tänapäeval, ma just reliisin selle mingi aasta tagasi, ma arvan, ma tänapäeval ei laseks seda välja, nagu täna. Millist nüüd? Mitte, et see oleks sittlugu, see annaks veel. Aha. Mitte, et see oleks sittlugu ülibänger, vahel ise ka olen nagu, hea siis ei tehtud, sest vahel on nii. Jah, kuuled. Sa pead pausi sisse jätma ja siis kuuled nagu, tegelikult nagu päris hästi sai tehtud nagu hea töö. Sul on ka enda asjadega niimoodi. Meil on paar Multinectar Boysi demo, mis me pole reliisinud ja siis paned autos peale. Täiesti sitt Mixmaster mu enda mingi tehtud mingi presetiga, osooni presetiga või midagi. Aga nagu kuuled, fuck türa, kui ma leiaks, üleskutse, kui keegi arvab, et tämbrilt ta sobib mind feikima. There you go. Et nagu keegi, kes oskab laulda, kellel on umbes sama tämber, ma olen mõelnud Taavi Paamets kind of äkki deliveriks ära. Et kui ma saaks selle Voxilist puhtalt sisse laulda, nii et ma ei peaks sinna nagu 70 layerit autotune'i peale panema ja see nagu rikub kogu... Sama siin. ei, aga osad lauljad ongi niimoodi, et sessis ka, et ära pane autotune'i. Ma ütlen, pane see autotune'i. Pane peale see. On vaja. Ja just. No shame. Kõlab parem. No shame about that nagu. Mul on isegi Wavesi autotune mul ostetud. Okei. Ei oska kasutada siiamaani. Ma ei tea, kuidas kasutada. See on tegelikult väga lihtne. Aga sa tead, mis... Ma ei tea helistikust. Ma ka ei tea.
sinna see jäi. Ma panen järjest. See oli best spent 50 eurot sinna mingi selle alega. Muidu maksab 3 sotti. Yeah. Ma kasutan Logicu seda, ma isegi ei ole ostnud. Logicus on sisse ehitatud. Ma kasutan seda. Ja siis ma ka eelistikeid ja ma siis panen järjest vaatama, mis hästi kõlab. Something. Yeah. Kuule, aga Emily Jott, tänks, et tulid. Meil on juhe veits koos ja mul on 7. kuseda, nii et... Ja ma selle skinny pissi. Jah, skinny pissi. Vabandust. Ja me ei propageerinud siin kindlasti järgmisel päeval peale joomist. See on olnud algusest peale pohmellipäeva suur red flag on olnud see teisel päeval peale joomine. Ja ma lihtsalt tegin selle suure vea, et ma alguses ütlesin, et mul on pohmell. Ma oleks pidanud valetama, et mul ei ole. Mina ka. Ja siis oleks saanud see, et me lihtsalt tutvusime ja joome. Aga igatahes kokteilid, jututeemad, kui sulle meeldis, mis sa nägid, pane like ja otsi üles Emily J ka YouTube'is, pane subscribe ja please, pane like videole ja ära TikTokis follow, sest seal on nii kesti juba. Kuula mussi lihtsalt. Kuula mussi, palun. Pohhui, mis ta inimesena räägib. Olgu, tšau.